Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Kuik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Võhkariid ja täna on lahe, täna on võhkariid 1, 2, 3, check. 1, 2, kodi 4. 1, Võhkariid. 2, 3. Ja selles mõttes, et teate, härrasmees seal Märt Kuik. Ei. Ja mina olen Andres Jääger. Ja tegelikult enne, kui ma hakkama üldse saatega pihta, siis ma tahaksin rääkida kõige hullemat skandaalist, mis tegelikult on siin tekkinud. Ja Elu24 siis 8. novembril kirjutas Tattoo tüli jätkub. Eeva S. Sõõrumaa torkab Karola Madist. See on valik, mida ei saa nimetada koos loodud mälestuseks. Ja see ikka täiesti erakordselt, see on ikka nii suureks läinud tegelikult see skandaal. Et igatahes juhtus selline asi, et Karola Madis ja mõned päevad tagasi andis Õhtulehele pika intervjuu, kus paljastas, et nad olid Eevaga nii lähedased, Eeva S-ga siis, et tegid Eeva tüdrukute õhtul suisa ühesugused tätoveeringud, mis kujutavad lainet, täpsemalt elulainet. Aga Eeva S. Sõõrumaa ütles hoopis niimoodi, et ühise mälestusena tegid pooled meie seltskonnas kehale kaunistused kogu eluks ja kui keegi otsustab omal aasta hiljem samasuguse tattoo teha, on see tema enda valik. Kuid see on valik, mida ei saa nimetada koos loodud mälestuseks. Et kui alguses oli niimoodi, et me nägime koos selles, siis pärast oli välja, et Karola Madis hoopiski tegi ise endal hiljem, et crazy, see on skandaal. Miks sellest keegi ei räägi? Issand jumal, see on nii cringe, mina ootasin, et see on mingisugune, tehti tattoo'd ära ja siis Eva S oli saik ja siis tegelikult tal oli kas henna või lihtsalt maha pesta, tegi markeriga või midagi sellist. Selleks on nagu ka hea draama. Aga see, et aasta hiljem oh my kuidas sa üldse saad öelda seda, et nagu, et Õhtulehele seal ka, et nagu, et nad olid Eevaga nii lees, et tegid Eeva tüdrukute õhtul ühesugused tätoveeringud. Aga seda ei olnud ju. Seal on võimalus, et inimene hakkab ise uskuma mingit asja, kui ta nagu hästi tihti mõtleb sellele. Ei, muidugi, absoluutselt. Inimene võib hakata ise uskuma. Jah, nii et see skandaal on nüüd läbi hakitud. See on, tead, see on fucking amusing. See on tõsiselt naljakas. Ja lihtsalt nagu see clapback on nagu lihtsalt, see on lihtsalt täiesti scorched earth. See on lihtsalt nagu, seal ei ole he's dead, Jim. He's dead, Jim. Lõpeta. Okei. Lähme siis edasi. Sul on nüüd minu abi vaja, et edasi minna, jah? Oh no. Vox Populi. Nii, tänases Vox Populis me kasutame siis 2 e-maili, mis on meieni jõudnud ja esimene e-mail oli selline. Hei! Eesti keeles on see e-kiri. Palun. E-kiri. E-mail. Hei, olen mõnes seltskonnas ei ole hullu tõstatanud küsimused, kas ja miks kasutatakse väljendit poisid, tüdrukud, kalkriipstüdrukud, rääkides tegelikult meeste, kalkriipsnaistega ning kas tuntakse, et see väljend pisendab neid. Kasutan ka ise vahel sellist kõneviisi ja jõudsin järeldusele, millega nõustusid ka arutelupartnerid. Tunnen, et väljendi kasutus oleneb sellest, kas tegemist on ühe inimesega või räägitakse mitmest inimesest. Nimelt, kui räägin oma mehest, viitan talle kui mehele. Kui aga pöördun näiteks mehe ja ta sõprade poole, kasutan tihti väljendit poisid. Samuti tunnen ise, et kui olen naiste pundis, siis see ei pisenda mind, kui meile viidatakse kui tüdrukud, samas kui ainult minust räägitakse, ootan siiski väljendit naine. Ilmselgelt sõltub kõik olukorrast ning mõistan, et kõik ei pruugi seda samamoodi näha, samuti pole igas olukorras, näiteks Mihke Surva puhul sobilik sellist kõneviisi kasutada. Kuna teema on mitmel korral podcastis kerkinud, mõtlesin jagada oma mõtteid ja kogemusi selle suhtes. No, see vastus on siin nagu olemas, et see sõltub hästi palju nagu kontekstist, et ma nagu ka
minu abikaasa ütleb ka minu kohta nii-öelda, viitab mulle kui poisile, siis kui ma mängin meie poegadega. Ja siis ta nagu kutsub meid sööma, et see ütleb poisid sööma, on ju. I get that, aga ma olen ka sellel ajal, laste tasemel, on ju. Et nagu ma leian, et see on fine, kui see inimesi ei nagu, ei solva. Aga kus me teame seda, et ei solva? Et see ongi see kontekstist, et ma saan aru, et temal on mingi oma loogika, on ju. Ja ma tean ka seda, et minu eks-töökoos oli ka naised tundsid ennast nagu just hästi, kui tuli mees, kes ütles, et tšau tüdrukud, on ju, et mul oli iga kord käis külmaverin nagu üle, et mida vittu? Kõige lihtsam eristus on siis, et kui seda tehakse nagu natukene negatiivse konnotatsiooniga. Ma toon sulle näite, ütleme, et meil on mingisugune, ma ei tea, Riigikogus on komisjon, eks ole, ja ütleme, et seal on hästi palju naisi, ja siis keegi ütleb, nojah, seal, hea näide näiteks oleks, kui Helme ütleb, et nojah, mis seal imestajad on, tüdrukud istusid ja arutasid seal ju. Et sa saad aru, et selles kontekstis on see nagu negatiivne. Et ma leian, et sellistes avalikes ütlemistes ma ei ütleks tüdrukud ja poisid. Sellepärast, et see on sihuke, ma leian, et ta seal võib olla pisendav. Okei, aga kui me siis kommentaarist räägime, et mina isiklikult nagu mulle ei meeldi, kui mulle poisid öeldakse, kui ma olen meeste seltskonnas või siis kas siis on nagu asi on siis nagu probleem on siis nagu selles, kuidas mina seda ikkagi võtan või? Kui inimene kirjutab mulle, kuulge poisid, ei saanud asjadest aru. Lõppkokkuvõttes on niimoodi, et kõik sõltub sellest, kuidas sina ennast nagu tunned ja nagu teed. Et absoluutselt jaa, kui keegi ütleb sulle, ma ei tea, poiss mingis kontekstis ja see sulle tõsiselt ei meeldi, siis sa võid nagu, siis on hästi lihtne. Ja funny story, see on kinda sama, mis nagu on, kui me räägime sooidentiteedist tegelikult. Et hei, ma kuulsin, et sa ütlesid mulle, sa ütlesid, lähed juurde, sa ütlesid mulle poiss, viitasid mulle kui poisile. Ja mulle ei meeldi see. Kas sa saad seda mitte teha? Lihtsalt annan sulle teada, et palun, et see ei meeldi mulle. Ja kui ta siis seda edasi teeb meelega, siis ta on putsis, siis ta on lollakas. Kui ta teeb seda kogemata veel paar korda, siis on see, et siis on sinu poolt juba lubatud nagu I-roll juba, nagu I'm sorry, what? Et see kuidagi sõltub nagu sellest, jah, et kui me räägime omavahelistest suhtlustest, sellistest mitte nagu avalikest, et siis ma leian, et siis on see tõde on kuskil seal, et aga jah, sellist kuldreeglit kindlasti nagu ma arvan, et ei ole. Võta järgmine meil ole või? Nii, järgmine meil algab. Tere poisid! Mina kirjutan võhkrite osaga, seoses võhkrite osaga 122 Isamaa tõmbleb. Seal te räägite 50. minutil nendest, kes ei saanud ühtegi hääd, kõlas küsimus, miks nad üldse kandideerisid. Kahjuks kasutatakse KOV-valimistel vanu ja dementseid inimesi ära, et saada nimekirja täis. Pannakse sinna suvalisi lihtsameesed, kes oma allkirja annavad. See osav müügijutt petab need valimistel osalema, nagu need telefonipettused, kust inimesed raha kaotavad. Ja siis on toodud 2 juhtumit aastast 2013, kus siis selline asi on aset leidnud, kus siis üks on hea näide, kuidas on pargis on neid kandidaate värvatud nii-öelda. Et üks näide on selline, koos oma 2 tütrega Saue valla valimisliitu Saue Suurliit vedav kinnisvaraärimees Aivar Tootsi soovis kokku panna kõige pikemat nimekirja, palju hääli saada. Eesti Päevalehele antud intervjuus ütles ta, et leidis kandidaatega kohalikust pargist ning kõigi tausta kontrollida ei jõudnud. 10 kandidaati jättis juba valimiskomisjon registreerimata, sest avaldusel puudus perekonna nimi või isikukood. Tegijal juhtub, jõuad siis kiirel ajal kõigi nime küsida. Paraku on nüüdseks selgunud, et vähemalt 3 nimekirja kantud inimest pole oma teada selleks nõusolekut andnud, sealhulgas tänavuste valimiste vanim 93-aastane kandidaat. Tavai, et saada siis täis kuradi nimekiri. Kurb. Tegelikult see on nagu ikkagi kurb.
jah, et see on nagu see koht, et tuleb tunnistada, et jah, ei, minu mõte ei läinud sinna poolegi, aga jah, see on, loed artiklit ja mõtled, oh shit, et see võib ikka päris haige olla. Jah, et selle loogika järgi, et kui Isamaa ei jõudnud Chris Kärneri tausta kontrollida, mida ta on öelnud või teinud, siis ei tundugi nagu nii arusaamatu. Kui seal ei suudeta nagu, jah, isegi pargis lihtsalt võetakse mingid suvalised vennad ja lihtsalt, et oleks täis nimekiri. Ja, et see on küll kuradi kahju, et niimoodi tehakse. Kahju, et nii palju on igasugust kuradi huiemist ja kuradi skämmimist. Jääb ikka päris närvi tegelikult. Aga selles mõttes huiemist ja skämmimist Tallinnas ei ole, et Tartu ja Tallinn on praegu veel siis nagu koalitsioonilepinguteta meie siis linnakeste valitsemine. Tartus on nüüd fakt see, et Reformierakonnalt tuleb linnapea ja ülejäänud jäävad sinna niisama oma asju tegema, et siis Isamaa ja Reformierakond. Ja Tallinnas läks Keskerakonnaga, siis Isamaa läks koos perelooma ja minu arvates tehti väga vahvad, et linnapea kandidaadid on 2 aastat on üks meer ja 2 aastat on teine meer. Sorry, aga mulle tegelikult meeldib see. See on nagu ülimalt armas. Ta on armas jah, peasi, et ta võib nagu kõrvalt vaatajale nagu, selles mõttes, ta võib jätta sellise mulje, et linnavalitsus on ebastabiilne tänu sellele. Okei, ma ei oleks kunagi selle peale mõelnud, sest ma kujutan ette, et just see, kes esimesed 2 aastat on linnapea, et see teeks nagu kõik, et nende see mälestus linnapea ajast ikkagi oleks nagu pigem hea ja siis tuleb järgmine linnapea ja üritab veel seda asja paremini teha, nii et mina näen seda win-win'i. Aga mis Isamaa puhul on selles mõttes nagu veits nigelalt on see, et Reinsalu lubas, et tema läheb linnapeaks, kui ta nagu valituks osutub, on ju, ja ta seda ei tee, et mees sõnast, et ja mingid lollakad jaburad vabandused on tal seal, et tegelikult nad said 3. tulemuse üldse ja millest te räägite, on ja siis üritatakse leida mingisugune poliitikaväline või siis mingisugune tüüp siis nagu linna juhtima, et kellel on nagu juhtimiskogemus. Ma täiesti siiralt tunnen, et selles kontekstis on täiesti okei öelda, et nad otsivad inimest, kes oleks tankist veits. Jaa, sest et kui ikkagi on tulemas 2 aasta pärast Riigikogu valimised, siis jumala eest, et Reinsalu maine oleks puhas, kui mingisugust bardakki toimub, on ju. Aga siiski, mina ütles, see on nagu esimene näide praegu see on 2 näidet tegelikult, et Isamaast, et teeme kõik teistmoodi, teeme kõik paremini. Tegelikult on 2 nädalat olnud ikkagi üsna bardakki arusaamatus. Tartus oli vapsi see asi, et Kaspar Kokk rääkis ühte juttu, Lukas rääkis teist juttu, keegi midagi aru ei saanud, on ja pluss kõik see 100% teemad ja kõik asjad, et nagu see näitab ikkagi, et ei suuda enam midagi siin korda luua ilusasti ja ei ole nad eriti struktureeritud, vaata, Tallinnas samamoodi nüüd, et otsime, et Tallinn otsib linnapead, et ohohoo, aga nii ongi. Ja kusjuures tegelikult, kui see Pistat mainis, et siis ma mainiks selle ka ära, et ma olin üheste striimis siis ja see oli peale seda, kui ma käisin seal hommikustuudios rääkimas ja suure üllatusena ikkagi olen Isto striimis ja kuulen nagu tema poolt nagu väga head ja väga õiget mõtet. Ja see puudutas Isamaad. Ja see puudutas Isamaad, kui ma õigesti mäletan, siis küll vist Tartu kontekst, ja see ma võin eksida, vahet ei ole, sest et see käib nii Tartu, kui see käib ka Tallinna kohta. Et nagu tehke otsus, kui see on ka sitt otsus ja jääge sellele kindlaks. Selle asemel, et nagu öelda, siis tagasi võtta, siis uuesti öelda, siis tagasi võtta, et niimoodi pendeldada, et see on nagu hästi nagu halb. Et ja ma olin striimist ütles, et te teadis, et ma vaatan teda ja siis oli see, et ütles, et Koik on ka sellega nõus ja siis ma nagu olingi absoluutselt hea. Ja nüüd on selle Tallinnaga täpselt samamoodi, et kui sa oled nagu, kui sa oled nii mees, et sa ütled seda, et ma olen Tallinna linnapea ja siis ei ole, siis praegusel hetkel on väga selgelt aru saada, miks sa ei ole. Sa ei ole Tallinna linnapea sellepärast, et see läbirääkimised ei läinud päris nii, nagu nad arvasid ilmselt, et need lähevad. Selle tulemusena asi venis. Nii inimesed olid nagu pettunud Isamaas tegelikult. Reitingule mõjub see halvasti, see on fakt. Ehk siis see kõik on neile pask, mis toimub. Ja on ilmselge, et 2 aasta pärast on Riigikogu valimised ja siis on vaja kõva tulemus teha. Seega, meil oleks vaja tankisti siia.
keegi, kelle puhul me saaks öelda, et Tallinnas, no ja aga ma tuletan meelde, mina ei ole Tallinna linnapea, mis on asi, mida ma arvan, ma vähemalt ühe korra kuuleme Urmas Reinsalu suus, kui hakkab... Aga mis sina kui mandaadikunn, et mis sina sellest asjast arvad, et nüüd tuuakse siia siis nagu linnapeaks inimene, kes ei ole tegelikult mandaati saanud, et jah, erakond küll sai, aga... Mandaadi, no mina kui mandaadikunn ütlen seda, et mandaat on antud erakonnale. Selge. Et sina näed, et see on fine? Ja, sellepärast, et Tallinna, kui sa valid kohalik omavalitsust, sa ei vali linnapead. Tegelikult. Aga lihtsalt see ongi see, et tuleb lihtsalt mingisugune kõrvaline vend, kellel ei ole nagu ühtegi häält antud. Et selles mõttes, et siis võiks linnapeaks ikkagi saada keegi, kes on tegelikult valitud, rahva nagu toetuse saanud, et okei, Reinsalu ei tule, aga siis läheb järgmine vend sealt. Et mis see hirm siis nagu nii suur on siis nagu ja et aga see vist eeldaks juba seaduse muudatusi ja kõiki siukseid asju, aga ma mõtlen nagu selle peal, ma saan... Ei, miks seaduse muudatusi? Isamaa linnapea kandidaat on see, kes seal nagu kandideeris. Et sa mõtled, et kui ta on saanud ühe hääle ja pannakse... Ei, vahet ei ole, selles mõttes, et ma ei tea, mul ei ole seda ees, aga Isamaa, Reinsalu sai kõige rohkem hääli, järgmisena sai Solman, läheb Solman linnapeaks, milles see probleem on? Miks meil on vaja hakata komenti tegema? Aga me ei vali linnapead ju. Sellisel juhul me valiks linnapea. Aga me ei vali linnapead. Praegu, et selle asemel, et hakata otsima mingit linnapea kandidaati kuskilt kurat teab, miks seda ei või võtta sealt nendest vendest, kes kandideeris Isamaa nimekirjas. See on see point. Sest neil ei ole seda kohustust. Jah, no võt, et mulle ja selle kohustusega nagu... oleks vaja seaduse muudatust. Okei, ma ei tea, kes sa vist ei saa aru, mida ma täpselt mõtlen. Ei, ma saan aru sellest... Selle asemel, et nagu hakata otsima kedagi, miks te ei usalda siis neid, kes tegelikult kandideerisid seal, väga lihtne. Minu küsimus on selles, aga see, et nad Keskerakonnaga teevad nagu perekonda mängivad, eks ole, minu jaoks ei ole üllatus, sellepärast, et nagu ikkagi see viimase aja Keskerakond on liikunud sinna Isamaale väga lähedale, eks ole, ja nüüd nad võivad siin kaaksuda, et näiteks Kristjan Michali poolt mingisuguseid hea valija tänaneme siin usalduse eest ja siis Vene tähtes Isamaa kirjutada ja mingid selliseid nalju teha. Minu arvates see ei ole nagu kohane, et mina olen see eetikapolitsei, et nagu Reformierakond nagu jätkavad oma sita hädandluse kuradi oma käitumist, nagu, et saite kotti. Tõmmakku nüüd sellelt sirgu ja tehke edasi. Mitte hakkad mingit meeme panema üles või? Peaministrina või? Mis tahad siis nagu? See on nagu... nagu, ma ei tea, kas on vaja nagu nii avalikult reklaamida seda, et tussu on liivane. Ma nagu ei saa sellest aru. Ja see on siuke... Ma olen sinuga nõus selles mõttes, ja. Et saite kotti, tehke paremini. Ja Reformierakonnale eriti nagu, teil on nagu see koht, et ma ei tea, ma võin video descriptionisse panna Bauhofi lingi, kus saab peeglid vaadata, et siis saate näha ka, kes süüdi on. Aga selle Isamaa selles mõttes peaministri linnapea koha pealt, et ma loodan, et nad selles mõttes ikkagi nagu leiavad selle Wunderkindi sealt, kes iganes see parasjagu tuleb ja tegu on hea linnapeaga, eks ole, ja tulevikus on neil veel üks poliitik juures, kellega veel rohkem hääli veel juurde saada selles mõttes, et ma ei ütle, et see on nagu full vale, aga seal võib olla selline tunne ikkagi ka Isamaa valijatele, et tegelikult on meil kahekordselt petetud. Esiteks minnakse venemeelsetega kokku, nii nad nagu räägivad, ja teiseks veel võetakse mingi suvaline venda, kuigi ma tean, et nad ei võta suvalist venda. Just saying. Ja, ma saan aru, et mina leian seda, et tegelikult kõige toredam asi oleks see, et kui Isamaa otsustaks teha nagu kõige paremat nalja ever, see on need nali, ma ei mõtle seda tõsiselt, on ju, aga sellest kõige parem nali üldse, kui tehtaks nüüd niimoodi, et Pärtel Peeter Pere astub Reformierakonnast välja, astub Isamaasse ja siis on Tallinna linnapea. Palun, see on nagu kõige parem. Ja siis pange abilinnapeaks Kristjan Järvan ja siis on kõik minu arust suurepärane. Jah, või nad võtavad selles mõttes poliitika välise, näiteks Kris Kärner on praegu vaba. Tallinna linnapeaks. Et fakt Tartu linnapea, Tallinna linnapea. Tere, see oleks küll selline pakkumine, et ma ei tea, mida ma teen. Aga kui sulle helistatakse, öeldakse, et Märt, kuule, kas tuleksid meil linnapeaks? Arvad, et tuleksid, ikka läheksid? Ei läheks.
No igatahes Isamaa, mina olen nõus võtma vastu linnapea koha, et helistage mulle. I have no problem with that. Ma olen nõus olema 2 aastat teie tankist. Jah, pange kõne teele. Kindlasti. Jah. Vot nii, aga aitab poliitikaga. Poliitika on tegelikult hästi igav ja mõttetu. Räägime kultuuriministrist. Tahad kultuuriministrist rääkida või? No järgmine teema on nüüd tulevane kultuuriminister. Oota, kas teil või oli haridus? Pohhui, tulevane minister. Kultuuriminister ja kõik. Kultuuri, haridus ja kaitseminister. Postimees kirjutab täpsemalt siis kuuuurija.postimees.ee usaldus maksis Brigitte Susanne Hundile 1000 eurosid. Kallis Eerika Lill, kus mu raha on? Brigitte Susanne Hunt jagas telesaates Kuuuurija oma valusat kogemust, mis sai alguse usaldusest ja lõppes pettumusega. Kõik algas umbes 4 aastat tagasi, kui Brigitte ellu ilmus tema toonase lähedase sõbranna ema, Põlvas kohvikut pidav proua Eerika Lill. Naine olevat pöördunud Brigitte poole investeerimisettepanekuga, mis tundus liiga hea, et tõsi olla. Ta helistas mulle ja ütles, sa oled tore tüdruk, ma tahaksin sulle pakkuda võimalust raha teenida. Me olime Facebookis sõbrad, tundsime üksteist põgusalt ja kuna ma usaldasin tema tütart väga, siis otsustasin kuulata. Meenutab Brigitte. Kohtumine leidis aset Tallinna Vanalinna kohvikus aastal 2021. Ta on oma kogukonnas väga lugupeetud inimene. Mul polnud põhjust tema kavatsustes kahelda. Ta rääkis investeeringutes kulda, et see on kindel ja turvaline. Ta väitis, et halvimal juhul kaotan 3 aasta jooksul vaid 10%, rääkis Brigitte. Brigitte nõustus algselt investeerima 2150 eurot, mille kohta saatis proua Lildale arve, kuid arvel seisis hoopis puhastusteenused ja kosmeetikatarbed. Ja mina loll uskusin, et see ongi seotud kullaostuga, tunnistab Brigitte. Aastad elas Brigitte teadmisega, et tema investeering kasvab. Mul oli kiire elutempo, mul tuli palju raha sisse ja ma ei kontrollinud oma kontosid. Ma usaldasin teda. Kui lõpuks küsisin, kuidas mu investeeringutel läheb, sain vastuseks, järgmine nädal lähen Itaaliasse, tuleb kindlasti häid uudiseid, aga uudiseid ei tulnudki. Kui Brigitte lõpuks oma kontot vaatas, selgus karm tõde. Konto oli täiesti tühi. 0 koini. Mitte ühtegi virtuaalväärtust. Ja siis ma sain aru, et mulle müüdi kulla pähe mingit täiesti suvalist krüptovara, mida ei saa eurodeks vahetada. Veel enam, kui ta nõudis oma raha tagasi, vastas proua Lildale külmalt, et esitagu arve krüptoplatvormile. Kui Kuuuurija toimetus püüdis ühendus saada Eerika Lille endaga, algas klassikaline viivitustaktika. Mul on väga kiire elotempo. Palun pange küsimused meilile, vabandas naine korduvalt. Kui Katrin Nuss pakkus võimalust Põlvas kohtuda, vastas Lill, mul on väga raske sellist aega leida. Küsimusel, kas ta on Brigitte raha vastu võtnud ja investeerinud, vastas ta vaid, raha ei ole kuskile kaduma läinud. Kui jutt läks kelmuse kahtlusele, katkestas proua kõne ja lõpetas vestluse. Toimetus saatis talle e-postiga ka ametliku kirja, mille peale proua Lill soovitas tutvuda Brigitte investeerimiskontoga. Kontot vaadates oli pilt selge. Raha seal ei ole, kõik virtuaalväärtused on nullis. Brigitte ei varja, et juhtunud talle valus õppetund. Ma ei ole ohver. Ta ei ole kunagi ohver. Ma olin oma rumaluse ohver, mis tähendab, et sa olid ohver. Aga okei. Ma olin usaldav ja tahtsin head endale siis. Aga kui keegi müüb midagi, mis on tõesti aus ja toimiv, siis tulgu rääkigu sellest avalikult, kui sa ka närvi lähed ja põgened, siis on põhjus, miks sa seda teed. Brigitte on otsustanud politseisse avalduse teha, kui tema eesmärk pole ainult õiglust otsida, vaid teisi hoiatada. Kui see menetlus võtab kuid või aastad, siis vähemalt on minu lugu avalik. Ma tahan, et mitte keegi teine annaks oma raha suvalistele inimestele lihtsalt usalduse või ilusa jutu põhjal. Investeerimine on tõsine asi, seda tuleb teha targalt ja teadlikult. Isegi tuntumaid ja nutikamaid inimesed võivad petta saada. Nii et olge ettevaatlikud. See viimane lause. Ma ei ütle midagi. Oota, aga sa võid öelda, aga ma tahan nagu panna nüüd siis nagu oma mõtted siis nagu lauale. Esimene mõte, kui ma oleksin niisugune hästi nagu inetult mõtlev inimene, siis ma nagu tunnen, et PSH on leidnud täiesti sellise võimaluse, kuidas pildile pääseda, mille peale mitte keegi ei oleks kunagi tulnud.
no esiteks ongi need kohtusaagade värgid, full glam, full show, vaata, ja siis nüüd on nagu see, et minna nagu Kuuriasse ja saada jälle seda tähelepanu, mida ta vanasti sai oma tegudega, nüüd tal on lihtsalt vaja leida see teistsugust väljendust, on ju. Et see oli mul nagu esimene mõte. Teiseks, mul on nagu tegelikult kohutavalt tekkis nagu niisugune nagu austus Brigitte vastu just tänu selle Kuuria lõiguga, sest et nagu päriselt ka, ta tuli praegu häänidele närimiseks. Nagu ta läks Kuuriasse ja noh, kui just see põhivaata, et ta oli puhastusteenused ja kosmeetikatarbed, vaata, ja ta ikka ei saanud nagu mitte midagi aru, et ta põhimõtteliselt andis võimaluse nendel närida, kes tahaksid tema kallal närida, et kui loll saab üks inimene olla, on ju. Mina seda ei arva, sellepärast, et tegelikult on see point jumala õige, et kui ikkagi inimene, keda sa usaldad, inimene, kelle tütrega sul on mingi super läbisaamine, eks ole, Grete Lilles siis rääkis, siis jah, et võib juhtuda see, et sa usaldad inimest nii palju, et sa isegi ei vaata, mis seal kirjas on, ja tõesti elutempo on kiire, eks ole, asju toimub, kuradi Henrik Terras jätab maha, vaid Taavi Rõivasega on vaja asju teha, no sul ei ole aega tegelikult kontrollida oma mingisugused kontosid, on ju. Mul ei ole ühtegi krüptokonto asja ei ole, ma ei tea, aga ma näiteks, kui ma peaks nagu vaatama, et kuidas minu pensionifondil läheb näiteks, ma vaatan 5 aasta tagant korraks, et palju mu seal raha on, et nagu, ma ei aru, et ei vaatagi, noh. Ta lihtsalt on, sul anti nagu hea võimalus, võta, sa oled hea tütruk. Ja nii ongi, vaata, et tegelikult, ja sellest tuli midagi head välja. Nagu päriselt, inimesed hakkasid kirjutama ja tuleb välja, et proua Lill, nagu siin ilusasti Kuuria tekstis, ütles, et proua Lill on skämminud veel ja ma tahaksin tegelikult teada, mis sellest saab, sest et kui see lihtsalt on väikene Kuuria lugu ja lihtsalt nagu korraks on õhus, et kas sellest ka midagi edasi saab, et kas, ma ei tea, Brigitte läheb sellega kohtusse või annab sellega mingid asjad või siis ainult ikkagi need inimesed, kes ütlevad talle rumal heit, et need saavad endale kohtukutsud. Ma ei tea, vaata. Ja miks proua Lill soovitas tutvuda Brigittele investeerimiskontoga? Vaat sellest ma aru ei saa. Kui investeerimiskonto on tühi ja toimetus saatis tal e-postiga ametliku kirja, siis mis kuradi põhjus oli tal niimoodi vastata, kui ta teab, et see tühi on? Ei tea. Siin on muidugi see, et ma kardan, et selle Erik Lillega ei saa teha midagi, sest et ma saan aru, et talle saadeti arve, mis tähendab seda, et rahatehingud on teinud ettevõtte. Et siin ei ole nagu eriti vist teha midagi, ma ei tea. No see ongi see, et vaata, kuidas see süsteem on nagu üles ehitatud, et kui ikkagi tuleb välja, et seal on nagu paljusid inimesi skämmitud, kas päriselt me oleme siis sellises kohas, et nagu, et ei saa mitte midagi teha. Nagu mitte midagi või? Kelmuses saab nagu, selle nagu midagi saab teha küll, raha tagasi ei saa. Seda sa tead omast käest, eks ole? Raha tagasi ei saa, selle peale ei maksa loota, jah. Eriti kui sul on mingid summad on läinud ühele ettevõttele, siis äkki tal on veel mingi teine ettevõte, kõik mingid siuksed, ühesõnaga see on ettevõtlus is a shady fucking thing minu arust, nii et see on ma jään sinna praegu. Aga ma ootan huviga, kus saates või kus huvitavas koos me järgmine kord Brigitte Sanne Hunti näeme, sest et see on juba põnev. Ma tead, Brigitte suudab ennast sisse nagu pressida, nagu selles mõttes tuleb tõele au anda, ta nagu oskab. Ma vaatasin tavakodanikus naisterahva seda videot, mille eest Brigitte lubas ta kohtus anda. Ja ma ühe asja peale ma nagu sattusin seal mõtlema, et mis oli minu arvates jube hästi öeldud. Pole kunagi mõelnud seda ise, aga siis ta ütles Brigitte kohta seda, et ta on sisulooja, Brigitte, aga tema jaoks on nagu need kohtukeisid justkui nagu see sisu, mida ta loob. See on tema sisuloome. Ja see on jube hästi öeldud minu arust.
aga nagu mitte isegi see, ma võib-olla isegi ütleks, et tal on nagu igasugused need tülid ja asjad ja järjekordne asi, mida Birgitte kuskil, et see kõik on sisu. Et ma ei imestaks seda, kui järgmine nädal on see, et Birgitte Susanne Hunt jubedast kogemusest käisin metsas seenel ja minu poole lasti relvast, sellepärast, et arvati, et ma olen loom. Sellepärast ma soovitan kõigile, pange palun Helkur vest selga. Mina olin rumal ja minul ei olnud. Et noh, nagu see tase nagu, et ma ei imestaks nagu selline ja kui päris aus olla, see toimiks väga hästi. Sellepärast, et sealt saaks teha selle nalja, et hunt metsas, et noh, seal on nagu teha küll ja see oleks päriselt naljakas, kui ta sükse see teeks. Mis Õhtulehe podcastiga juhtus huvitav? Sest et suure pauguga tuli ja ütles ka, et vahet ei ole, et mul ei ole Delfit, või mis iganes asju ei olnud, et ma umbes mäletan, et vahet ei ole, mida mul on, aga mul on Õhtuleht. Et lihtsalt, mis seal juhtus? Kas saatenumbrid olid väiksed, et äkki on sellise suure staaril ka ikkagi mingisugused klepetes kirjas, et vaatajaid peab olema vähemalt 30 000? Ei tea. Aga jah, järjekordne hea näide sellest, et teeme podcasti, see on nüüd uus, mis ma teen kõik otsas. Ja, aga lähme nüüd päriselt nagu tõsiste teemade juurde. Mitte, et Birgitte Hundi teema ei oleks tõsine ja kuskil oli 4200-4300 euro. Tegelikult siis PSH tagus siis proua Lillele sisse ja on suu puhtaks pühkinud. Aga värske teema tegelikult, mis on podisenud siin tegelikult juba aastaid ja väärkohtlemisjuhtum Eesti fitnessi maastikul treeneritele Peep ja Eleri Reinartile määrati tähtajatu tegutsemiskeeld. Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit määras tähtajatu tegutsemiskeelu Peep ja Eleri Reinartile seoses treeneri eetika rikkumistega väidetavalt mitme treenitava suhtes. Ja siis 7. novembril oli siis Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu juhatuse koosolek ja seal on protokollis kirjas. Lähtudes Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse poolt distsiplinaarasja raames kogutud materjalidest, EKFL distsiplinaarkomisjoni ettepanekutest ja soovitustest ning tuginedes EKFL distsiplinaarmäärastiku punktile 1.7 võtab EKFL juhatus vastu järgmised otsused. Otsus 1. Ja punkt 1. Vastavalt EKFL distsiplinaarmäärastikule tähtajatu või eluaegne tegutsemiskeeld treenerile, kohtunikule, ametnikule või muule karistatavale isikule. Kehtestada Peep Reinartile tähtajatu tegutsemiskeeld treenerina, kohtunikuna ja ametnikuna. Ja lisaks ka veel Peep Reinarti treeneri kutse tähtajatu peatamine. Ja sama juhtus ka Eleri Reinartiga. Ja nagu ma aru saan, siis see on suhteliselt nagu see on suurem. See ei saagi olla suuremat karistust nagu selles mõttes nagu selle komisjoni poolt, eks ole. Et nagu see on nagu maksimum, see on nagu see, et you're done, igaveseks, done, läbi. Ja ma mäletan see, et Eleri Reinart oli mingi see, et ta on mingi läbi aegade kõige noorem mingi megakohtunik, ta mingi sellest IFBB liigas. Et ma igaks juks mainin selles mõttes, et mul on olnud nii Eleri Reinartiga kui ka Peep Reinartiga, et ma olen nagu nende inimestega kohtunud. Eleri Reinartiga ma olen ka koostööd teinud ja me ei ole alati olnud kõige parematel tingimustel omavahel suhtluses. Siiski 2019 Eleri Reinarti ma endale poseerimise treeneriks või selles mõttes poseerimiscoachiks, treeneriks võtsin ja meie koostöö oli sellel hetkel väga okei. Enne seda meil oli probleeme ja pärast seda tulid Eleril ja Peepul probleemid siis teistes kohtades. Et selles mõttes ma ei ole päris erapooletu, aga viimane suhtlus meil Eleri Reinartiga oli positiivne. Aga millest me siis täpsemalt räägime, oligi see, et Daisy Liivia kõigepealt algas siis see, et Eesti naise üks lõik, mis oli 20. september, ilmunud artiklist, noore naise valusad kogemused ahistamisega. Aastal 2019 koges Daisy aga väärkohtlemist inimeste poolt, kes oleksid pidanud tema eest seisma. See on minusse kõige sügavam välja jätnud. See oli emotsionaalne ja füüsiline. Olin juba täisealine ning esimest korda treenisin treeneri käe all.
Olin tollal ka toksilises suhtes, nii et ilmselt ka haavatav ja mõjutatav. Meie koostöö ajal juhtus nii ebasobivaid silitamisi alasel ja tuhara katsumist, vastutahtmist, mu huultele suudlemist, tuppa ja tualetti järgnemine ühisviibimistel, mul kästi vaikida. Mul on nii kahju, et ma ei osanud seda siis veel enda eest seista. On naine tagantjärgi kurb. Midagi ette võtta julges ta alles nüüd 6 aastat hiljem ja pöördus ametliku avaldusega Eesti Spordieetika Sihtasutuse poole. Endaga juhtunud olukordasid on teisi alati jaganud emale, viimati seikasid ka oma elukaaslastele. Et nii palju, kui mina aru olen saanud, siis teisi on kas ainus või siis üks väheseid, tundub vist hetkel vist ainukene, kes on oma nimega julgenud tegelikult selle teema üles tõstatada. Teisi inimesi on veel, kes on teinud pretensioone siis Peebule ja Elerile. Ma ütlen kohe selle ka ära tegelikult, et täna me võtame selle teema niimoodi nagu see, mis nagu just praegu siin õhku lendas, et räägime sellest natukene, aga me ei ole selle teemaga veel tegelikult lõpetanud, et meil on paari nädala jooksul on plaanis selle teemaga veel sügavamalt tegeleda. Aga vaatame, mis siin veel on, et siis Peep Eleri Reinartit esitab vandeadvokaat Mart Parind. Ja siis tema käest küsitigi ära, et millised need konkreetsed rikkumised ikkagi olid. Mart ütles siis, täna, mil ma ei saa sugugi välistada, et see vaidlus ei jätku kusagil mujal kõrgemas instantsis, ma tegelikult ei tahaks üldse nendesse konkreetsetesse episoodisse laskuda, sest kui peakski olema, et lähiajal kaevatakse otsus edasi, oleks meisterit ja minust advokaadina ebasünnis neid episoode leheveergudel lahata. Küll aga võin üldise kommentaarina kokku võtta, et nendes kaebustes, mille pinnalt see distsiplinaarmenetlus kokku klopsiti ja nüüd drakooniliselt rangelt treeneritele karistused määrati, neis on päris palju soovmõtlemist, luiske lugusid ja kontekstist välja rebitud fakte. See on kindlamas kindlam. Kas see ei ole kuidagi advokaadina ebasünnis niimoodi öelda või? Ei ole, ta teeb oma tööd väga hästi lihtsalt. Tavai. Et tähendab, mis selle asjad kuidagi eriti vastikuks on see, et ma saan aru, et siin on 2 poolt. Alati on 2 poolt. On siis nagu see, keda ahistatakse või väidetavalt ahistatakse ja see on see, kes väidetavalt ahistab. Ma saan aru, mõlemal on oma nägemus, teistmoodi ei ole võimalikki. Aga kuidagi praegu on juhtunud see, et tegelikult EKFL ja need tegid oma karistused ära ilusasti Peebule ja Elerile, aga kuidagi rünnatakse praegu hästi tugevasti seda ainust inimest, kes julges rääkida. Ja järjest on ilmunud siin ka tegelikult artikleid, kus ikkagi rünnatakse siis teisid, natuke kultuuri fitnessi liitu ka. Näiteks Õhtulehes oli siis Priit Kajari, kes kirjutas, et ta on spordiklubi Sparta esindaja. Et tema näeb otsust kui kättemaksu Reinartitele, on ju, ja kirjutas niimoodi, minu arust on Reinartite vastu esitatud süüdistus väga nõrk. See, et Peep on ühe tütarlapse kuskil vahekorras olnud, pole ilus oma naist petta, aga võib juhtuda. Mille eest inimest karistada? Üks on küll treener ja teine õpilane, kuid mõlemad on täiskasvanud. Peep on juba menetlusega oma karistuse saanud. See lause on puhtalt Märdile. Et selles mõttes, et ei ole hullu midagi, ta 2 täiskasvanud inimest, aga üks on küll treener ja teine õpilane. Tahad rääkida eetikast ka midagi? see on ikka okei. Üks on, tähendab, nagu ikka, igal pool, mul ei ole dokumenti ees nagu selles mõttes, et aga ma olen kindel, et kui me leiame mingi treeneri kutseetika, siis seal on kindlasti kirjas, et treeneri ja õpilase vahelised seksuaalsuhted on taunitud, seda esiteks. Et mis on ühe teise seigaga, mis on hiljuti aset leidnud, hästi sarnane, on see, et inimesed ei saa nagu aru sellest, et 2 täiskasvanud inimest võivad teha midagi sellist, millega nad on esiteks võib-olla, nagu see ei ole nüüd see, aga ma toon näite. 2 täiskasvanud inimest võivad teha midagi sellist, millega nad on ise nõus, see on konsensuslik ja seadusega kooskõlas. Ja sellest vaatamata võib inimese lahti lasta töökohalt, sellepärast, et see rikub
kutse-eetikat. Et see on hea näide sellest. See, et nad on täiesti kasvanud, ei oma absoluutselt mitte mingisugust tähtsust. Treener ei tee selliseid asju oma õpilasega. Punkt. Siin ei ole mitte mingisugust muud juttu. Ma ei tea, menetlusega karistuse saanud osaliselt siis, aga kas see on proportsionaalne siis sellega, mis ta nagu tegi, nagu see on ju nagu nii hästi suhteline. Ma ei tea. Väga keeruline on aru saada, kuidas inimene niimoodi mõtleb, et ma ei tea. Minu arust veits red flag, aga okei, ma ei tea. Aga Priit Kaari jätkab ja nüüd läheb jälle Daisy Liivia ründamiseks. Daisy Liivia, kes kirjutab, et teda on lahistatud, selle kohta on väga palju vastuväiteid, et kõik need asjad polnud nii, nagu ta räägib. Olen aru saanud, et temal ongi selline häda, et kõik ahistavad teda. Peep pole ainus, kes teda väidetavalt ahistanud on. Tundub, et Daisy Liivia üritab sellega tähelepanu saada. Olen aru saanud, et temal ongi selline häda, et kõik ahistavad teda. Et kuna see Daisy rääkis siis selles Eesti naises sellest, mis nagu temale kui naisele on, mis temaga kui naisega on toimunud siis nagu elu jooksul on ju. Ja siin ta räägib ka seda, kuidas juba väike laps oli mingisugune värdjas tagus pihku kuskil seal mänguväljaku juures ja siis siin on nagu veel inimesi, kes on temaga. Ja siis loomulikult on ikka mehel on nagu kõige mõnusam selles mõttes nagu rünnata naist, keda tegelikult, kellel on asju juhtunud elus ja kes on sellest julgenud rääkida ja nüüd kuidagi on naine selles ise süüdi ja rõhutakse selle peale, et ei mis asja ta nagu, ta ise nagu kutsub seda kurja karja. Mul on selline tunne, et seda nagu öeldakse. No, jah, ma saan aru, et sa seda niimoodi näed, jah. Et jah, tal ongi selline häda, et kõik ahistavad teda, aga siin tasub alati kaaluda seda, aga äkki teda ongi siis ahistatud palju, nagu lihtsalt lase see mõte korra endale pähe nagu, et mõtle. Ja see on nii rets asi, mida öelda, et tegelikult inimesel on päriselt asju juhtunud ja nüüd seda siis kasutada siin artiklis. Et see ei ole aus minu arvates. Aga tundub, et Daisy Liivia üritab sellega tähelepanu saada, et jah, see on niisugune jälle kahe otsaga, et kui sa oled seal... Aga kusjuures, sorry, aga see on ju õige, ta ju proovibki tähelepanu saada. Sellest avalikult rääkides ja see on õige, see on normaalne. Hei, mind ahistati ja inimene räägib sellest julgelt, ta tahabki tähelepanu saada, et tuua avalikus ette mingi asi, mis ei ole okei. Ma ei tea, see on nagu... Ma saan aru, et siin üritatakse öelda seda, et ta tahab lihtsalt tähelepanu keskpunktis olla, on ju. Aga lihtsalt nagu see väide on nagu see, ja ma leian, et see on üks asi, mida inimesed võiksid nagu ownida, et sa püüad lihtsalt tähelepanu saada. Jah, sest et see on asi, millest peaks avalikult rääkima. Ma ei tea. Mina nagu mõtlen selle koha pealt, et nagu, et Daisy Liivia üritab pöörata tähelepanu millelegi, aga seda nähakse siis, ongi vastukaaluks siis teiselt poolt, et ei ta üritabki nüüd saada feimi ja kuulsus selle arvelt nagu. Selles mõttes tähelepanu saada. Aga see tuleb iseenesest kaasa. Nagu see on ka, sellega peab ka arvestama. Aga kuskil haigem on see, et ma ei usu, et keegi tahaks endale sellist kuulsust Eestis selles mõttes, et see oleks nagu, selles mõttes sellist kuulsust ma mõtlen seda, et kui inimene, kui naine julgeb suu avada, siis saab pasaraha kaela. Minge lugege igalt poolt kommentaare sealt Reinartide teemadelt Facebookist, igalt poolt. Tegelikult rünnatakse praegu ainult Daisyt. Tema on üksinda ja järjest tullakse tegelikult Reinartide kaitseks, on ju, kes on saanud juba tegelikult hetkel karistuse, aga olgu. Siis Priit jätkab, et sõnumivahetused pole muidugi ilus nii kirjutada, aga saan aru, et mingi sõnumi saatmise ajal oli LR rase. Sel juhul ma imesta üldse, sest on teada, et naine ei käitu sel perioodil tavapäraselt. Mis tähendab? Sel juhul ma imesta üldse, sest on teada, et naine ei käitu sel perioodil tavapäraselt. See, kui naine on rase, just see on see, kui naine on rase, siis ta on segane. Et on siis nagu Eleri ka süüdi või? Ma saan nagu sellest aru, et nagu Peep ei ole mitte midagi valesti teinud. Et küll on Daisy on selles mõttes tahab tähelepanu saada, ise on ennast õõrunud, eks ole, ja nüüd on Eleri käitub ka valesti või aga ma ei tea selles mõttes sellest sõnumivahetustest mitte midagi. Aga kordan veel, et sellise sisuga sõnumid pole ilusad, kuid ma ei oska neid üleliia pahaks panna, see on minu arvamus. Tegelikult ma tahaks näha, mis sõnum on, aga okei.
ja treeneritena on aga mõlemad vaieldamatult tublid, neil on palju edukaid õpilasi, keda poleks, kui treenerid mingil kombel halvad või ebaeetilised oleksid. Vot ma ei ole selle väitega nõus. Treener võib olla halb, ebaeetiline, aga ta võib ka väga hea treener olla selle kõrvalt. Kui me jätame kõrvale selle, et teisel inimesel ei liiga, on ju, siis sa võid, ütleme, ma toon näite, inimene oskab väga hästi, ta teab täpselt seda, mismoodi inimene maksimaalselt mingiks asjaks ette valmistada, aga tal on komme samal ajal käperdada. Ta võib nii-öelda selles hästi kitsa riba pealt vaadates olla nagu selles mõttes väga hea treener. Eetiliselt, kutse-eetiliselt ta ei ole hea treener, on ju. Aga puht tehnikad ja asjad, mis ta võib sulle anda, võivad olla viimase peal ju. Et nagu selles mõttes, nagu, see on ka nagu kummaline. Ei, see on nagu nii kuidagi ajuvaba lihtsalt, et kuna neil on palju edukaid õpilasi, siis see ei ole võimalik, et nad oleks ebaeetilised. Kus see loogika läheb nagu mingisugune link, et nagu, et jah, Sildaru case näiteks. Ja, just. Jah, aga las ta olla. Kui sellise asja eest määratakse tähtajatu tegutsemiskeeld, ei saa enam ükski treener rahulikult hingata. Mis ütleb väga palju. See ütleb väga palju. Mida te teete oma treenitavatega kallid treenerid? See on küll nagu okei. Sinu kohta esitatakse mingi väike kaebus ja jääb kohe ametist ilma. Milleks siis treeneriks õppida? Praegu seisuga vajab ka treeneri amet kaitset. Sinu kohta esitatakse mingi väike kaebus. Väike kaebus. Jah. Tead, selles mõttes, et mäletad seda Venno Loosaare, vaata, ikka mitukümmend aastat tegelikult oli lastega ju. Aga mingi üks väike kaebus oli, et ta nagu katsus väikse suguelundeid. Tegelikult minu seda võiks ikka edasi teha, ja. Ei, päriselt ka. See oli üks väike kaebus. Järgmised 30 aastat lapsed ootavad veel tema mängu. Ei see ongi, jah, see on nagu, ma olen igas kontekstis näinud seda, et keegi on ka, ma ei tea, andis väga tore inimene oli, siis tuli üks väike kaebus, andis naisele peksa ja nüüd peab siis terve elu läbi olema või? Mingisugused siuksed, jah, see on, ma saan aru. Et ma nüüd nagu selles mõttes, kuna ma ei tea, mis täpselt juhtus, on ju, ja kes, mis, kus, kuidas see on ju, aga nüüd mõtleme nüüd, võtame nüüd Reinatit siit sellest asjast välja ja mõtle lihtsalt nagu Priit ka selle peale, et kui keegi käitub ebaeetiliselt või nagu päriselt ahistab oma õpilast, kas see on nagu lihtsalt nagu üks väike kaebus või? Või see tegelikult võiks olla ka niisugune nagu kabelimats, et nüüd ongi kõik, et aitab selliseid treenerid me ei vaja. Kabelimats tähendab surma, aga lihtsalt, et selle töökaotus või midagi taolist, et ma tunnen, et siin on lihtsalt tegu on lihtsalt sellega, et Peep ja Eleri Reinartil on hästi tugev tegelikult kaitse ja nad on hästi pikalt tegelikult tegutsenud selles valdkonnas ja omal ajal ma ikkagi nägin ka seda, et ega ikkagi natukene sest Eesti kulturismi ja fitnessi maastikus prooviti ikkagi niisugune enda väikene tiigikene teha, et seal kunnid olla, see on puhtalt minu nägemus ja minu kokkupuude on ja see on juhtunud ka tegelikult. Et väikene kuningriik, lihtsalt see kuningriik praegu on natukene kokku kukkumaas. Aga räägi, mis Eleri kirjutas Facebookis täna. Jah, Eleri Reinart postitas Facebooki. Kujutage ette, et kuulete külajuttude tasandil ja mitte ametlikult, et EKFL koos endise politseiametniku Remo Perliga viib teie osas läbi distsiplinaarmenetlust. Isegi mõrvaritel on kohtusaalis õigus ennast kaitsta, tõenditega tutvuda ja neid ümber lükata. Meie kahjuks sellist privileegi normaalsel kombel ei antud. Oma esmased ütlused andes meid rünnati, segati vahele, oleme alaliidu ees mõistetud süüdi veel enne, kui saime tutvuda meie kohta käivate süüdistustega. Kogu see nõiajaht meie vastu algas märtsi lõpus, esimest korda saime tutvuda, milles meid süüdistati alles 8. mail. Mul on üks küsimus. Nii? Isegi mõrvaritel on kohtusaalis õigus kaitsta, aga nad ei ole ju selles mõttes ju nagu kuidagi nagu vangi mõistetud või mingisugused selles mõttes, see ei ole selline protsess ju praegu. Jaa, võrdluskohtuga ei ole nagu õige, tegelikult ikkagi päris kohtuga, me räägime siin nagu, kui me räägime mõrvaritest, siis me räägime otsustest, mis võivad võtta inimeselt tema vabaduse.
nagu ikka täitsa vabaduse. Siin on lihtsalt see, et sa ei saa treenerina töötada, seepärast, et sa oled nähtavasti rikkunud eetikareeglid. See ei ole minu arvates nagu kohane võrdluse. Küll, aga siin on see, et kui ta tunneb, et ta ei saanud kaitsta ennast, siis okei. Kui see päriselt nii oli, siis on nagu kurb, aga samas ma ei tea, kuidas need komisjonid on üles ehitatud, et võib-olla need otsused ongi, võib-olla seal ei olegi avaliku kohtusüsteemi nii-öelda, vaid seal ongi nagu see, et arutame läbi, kuulame ära, aga otsus on tehtud, et nagu, ma ei tea, see tundub mulle siuke, ma ju ei tea, kuidas see on üles ehitatud. Ja see, keda karistati, see tunneb niikuinii, et tehti üle kohut ka. Jah, absoluutselt. See on alati nii, et inimene, vaata, see on ka see, et miks selle, nagu sellised asjad, mis muudab nagu keeruliseks, on nagu see, kui inimene ahistab kedagi, siis see ei tähenda, et ta ise aru saab, et see, mis ta teeb, on ahistamine. Täiega. Ja see ongi nagu see, kus kohast need ebakõlad ju tegelikult tekivad. Peamine tunnistaja on Daisy Livia, kes proovib antud uurimist enda isiklikuks sotsiaalmeedia kampaaniaks pöörata. Ta võitleb ahistamise vastu, luues ka TikTokis ja Instagramis vastavat sisu. Täna tahaks aga astuda tema ahistamise vastu. Daisy Livia on teinud lähenemiskatseid Peebu suunas. See väide on tõendatav. Samuti ei lahkunud eelnevalt tasuta treeninud Daisy Livia tiim Reinartist mitte seetõttu, et teda oleks ahistatud, vaid seetõttu, et loobusime tema tasuta treenimisest ning talle oleks rakendunud täpselt sama tasu, mis kõigile teistele sportlastele. Ka see on kõik tõendatav. Nii, oota, nii. Ja tegelikult on Eleri pannud ka Facebookis kaasa siis nagu siin screenshotte ja siis keegi oli kirjutanud, et see oli suveüritus kevadise hooaja lõpetamise puhul, kutsutud oli tiimist too aeg kõik, kes soovisid ja said tulla. Ma olen väga tänulik, et treenerid olid nõus kutsuma tiimi pere enda suvekoju. Kuna too aeg keegi võistlust dieedil ei olnud, siis söögi ja joogipoolise võtsid igaüks ise kaasa. Too aeg hindas Daisy oma võimekust alkoholiga üle. Seda võib kinnitada ka minu abikaasa, kes seal samuti seal üritusel minuga koos viibis. Daisy sõna otseses mõttes rippus Peebul kaelas igal võimalikul hetkel. Tean, et Peep ütles talle paaril korral, et palun istu maha, joov, et tema käitumine lõppes ka korra katsega sületantsu teha. Ja siis, kui ma nägin jälle seda postitust nagu Eleri sellele, et ma saan aru, et neil on vaja oma nägemust jagada, aga minu küsimus on, et nii, mis siis on nüüd siis? No ja mina ise mõtlen nagu selle peale, et minu mõte läheb kohe selle peale, et kui ta seal niimoodi käitus, ütleme, et käituski niimoodi, okei, cool. Aga seal on veits see, et mis siis on ju, kui ta käitub niimoodi olles hästi purjus, nagu seda ei ole adekvaatne. Aga teine asi on see, mis võib ka välja lüüa, kui inimene on ebaadekvaatses seisundis, on see, et kas see on võimalik, et tolleks hetkeks oli ta saanud Peebult, see on puhas spekulatsioon, ma lihtsalt räägin nagu põhjendan, et võib-olla ta oli tolleks hetkeks saanud Peebult mingisugused kahtlased signaale, mille pealt tal oli nagu mulje, et ma vist võin temaga vabamalt käituda või nagu midagi sellist ja siis ta oli purjus ja siis ta käitus niimoodi. Et nagu, siin on nagu see nüanss ka täiesti olemas. Et ma ei tea, nagu selles mõttes. Aga mina tulen jälle selle treeneri ja treenitava eetika juurde selles mõttes, kui ikkagi on nagu meil niisugune eetiline skuridi reegel, et sa ei maga või ei näperda enda treenitavaid, on ju, siis tegelikult see, et Daisy teeme näo, et ta oligi purjus ja tegigi seal koerusi, siis jah, tegi. Aga see ju ei vähenda nagu seda, mida nagu siis väidetavalt Peep tegi ju. Jah. Aga eks siin ongi see, et nad ju eitavad seda, et Peep midagi teinud oleks. Ei, ma saan aru sellest ja jälle ma saan ka sellest aru, et nagu enda kaitsena nagu see nagu üles tõsta, aga minul oli esimene küsimus kohe selles, et okei, ta jõi ja käitus ulakalt. Kuidas see nagu seotud on sellega, mida täpselt siis nagu Peepu süüdistatakse Elerit ka, eks ole? Ma ei saanud aru lihtsalt. Jah. Aga jah, nad üritavad siis nagu seda pilti maalida, et tegelikult inimene ise on süüdi, nagu ikka.
jah, pluss siis veel vaata see ka, et tegelikult, et üks ütleb, et ta lahkus ahistamise tõttu, teine ütles sellepärast, et ta pidi hakkama raha maksma, aga seal on ka nagu minu arust narratiivi võib ju seletada ka niimoodi, et ühte osapoolt ahistati, see arenes lõpuks konfliktseks, nagu selliseks, et noh, nüüd on stopp, noh, nüüd on, ma nagu, noh, öelda, löödi selg sirgu, nüüd on see konfliktne koht, millele reageeringuna tuli see, et nüüd hakkad maksma. Ja siis ta läks ära selle peale. Ta läks ära tegelikult, noh, mitte selle peale, on ju, aga nagu peale seda, nagu ma ütlen ajaliselt. Ehk siis, noh, pärast siis. Ehk siis need kaks asja võivad omavahel kokku langeda. Et nagu siin on nagu see ka, et nagu mul on nagu see okei, aga see võib niimoodi ka olla tõlgendatav. Et noh, see, et noh, ma räägin, see on, need on, teine asi, sorry, ta ütleb ka, see kõik on, see väide on tõendatav. Ma olen väga tugevalt seda usku, kui sul on väga hea vastuväide, väga hea vastuargument või väga hea tõestus, siis see näitaks seda kohe. Aga näed, ei ole nii. Jah, ma nagu jälle ei saa nagu aru, miks üldse vaja näidatagi on. Mis me siis sellega nagu teeme? Sa pead lihtsalt inimese video üles, siis ta oli ulakas või? Ei noh, selles mõttes mu point ongi see, et ma usun, et seda ei ole nagu, et noh, mul praeguse seisuga, mul ei jää muljet, et see oleks hästi tõendatav. Et, noh, et ongi see, et kui sul on video purjus inimesest, siis nagu see on kohe nagu, no aga see ei ole väga hea tõestus. Ma selles mõttes loodan nagu, et on, et ikkagi, et noh, selles mõttes, et nagu loodan võib-olla jutumärkides, et kui ikkagi nagu nad on juba noh, nii kaugele selle asjaga läinud ja nüüd ikkagi on päriselt asjad, siis ma kujutan, et Teler ei saa öelda asju, mis ei vasta tõele. Ja. No vähemalt nagu, jah, tähendab saab, aga noh, sellistel puhul nagu ei saa. Nii, siis patte, milles meid veel süüdistati ning mis erineb kategooriliselt päriselust, on veelgi. See pikk nõiajaht, et meid tiimina tühistada, on kestnud juba pikalt. Tänaseks on see negatiivne suhtumine kandunud üle ka meie sportlastele ja tiimi teistele treeneritele. Kas see on tõendatav? No, ei saa nagu aru, et mina sellest, et mis see tähendab, et tänaseks on see negatiivne suhtumine kandunud üle ka meie sportlastele ja tiimi teistele treeneritele. Kuidas see on seotud sellega, et nemad käitusid siis mõnde naisterahvastega halvasti. Et ma saan aru sellest, aga kas mitte ei ole tegu ja tagajärg või maailmas? Lihtsalt nagu, ma nagu lihtsalt küsin, et ja noh, kui ongi, et Teleri arvab, et ta ei ole midagi valesti teinud või nagu kui ei ole, et siis tegelikult mul on tunne, et ikkagi neid tõendeid on päris palju. Aga noh, siis me näeme. Pluss veel see ka, et negatiivne suhtumine on kandunud üle, et see on tõendatav. Aga ma ei saa aru, miks seda on vaja tõendada. Et võib-olla tõesti jah, on negatiivne suhtumine treeneritele ja sportlastele ka, sellepärast, et see on nii-öelda toksiline keskkond ja toksilise keskkonna suhtes on inimesed negatiivselt meelestatud. Seal ei ole nagu, ma ei tea, see on nagu nothing burger, nagu jah, ilmselt küll jah, tõesti, äkki ongi. No mis siis, nagu ma ei saa aru, miks seda vaja tõestada, I don't get it, ma ei saa aru. Ja siis ta kirjutab veel, meil pole midagi varjata, me ei väida, et oleme olnud veatud ja teinud kõike alati õigesti, oleme ka tugevalt eksinud ja tunnistamegi sirge seljaga kõiki tehtud vigu. Aga huvitav, mis need on? Nüüd tahaks mina päriselt teada, mis on need, et nad on tugevalt eksinud? Kui nad on tugevalt eksinud, äkki need ongi need põhjused, miks nad praegu kaotasid enda treeneri litsentsi ja said keelu peale. Aga mida te tunnistate? See võiks olla see ka siis. Aga me ei saa alla kirjutada sellisele protsessile, mis on piltlikult öeldes nagu nõukogud Eestis. Seltsimehed Reinartid, sina teie süüdistus kirjutage alla ja vaikida seal, kus meid rünnatakse valede, isikliku vaenu ja võimupositsiooni kuritarvitamisega. Mis on naljakas, et ta mainib isikliku vaenu võimupositsiooni kuritarvitamist, see on fucking rich. Me jagame teiega kõiki meie valduses olevad tõendeid ja ütlused, et kohut mõistetakse õigluse, mitte isikliku kättemaksu põhjal. Seal on võimalus ikkagi, et nad ei, et see võib-olla ei aduta võib-olla seda treenerite käitumis siis nagu õigsust või? Sest et Teleri puhul tegelikult ja ka Peebu puhul tegelikult on lubatud tegelikult endale ka nagu teistes situatsioonides rohkem kui
kui tegelikult ka tollel ajal lubatud oli, et mäletan, see ei ole selle situatsiooniga seotud, aga ma mäletan seda, kunagi oli üks fitnessi võistlus oli ja seal olid siis Tranna fitnessi tüübid olid lava peal ja ühel ei olnud vist käsi, ei olnud puusas, aga pidi olema ja Reinart nagu võttis oma käe ja pani siis, ta võttis käega kinni sellest tüübist ja käest ja surus selle puusa. Mul oli niimoodi, mida, oota, nagu lavakohtunik ei tohi puudutada selles mõttes võistlejaid. Ja mul käis nagu peas nagu 1000 asja läbi, et võib-olla see oli inimese suurim, kohe peas hakkas film käima, et võib-olla see oli tema suurim julgustükk, et üldse lavale minna, võib-olla ta kardab inimeste puututusi, võib-olla foobia, mida iganes, ja ta lihtsalt võttis julmalt ja pani käe. Et näiteks mina nagu nägin selles väga suurt nagu tegelikult rikkumist ja ma andsin sellest ka teada, muide, ja mul ei vastatud. Et tollel hetkel juba nagu täiesti suva, et keegi ei öelnud, sorry, et läks või midagi taolist, siis ma mäletan, et pigem mina sain negatiivset tagasisidet, kui ma seda Instagramis seda stories seda klippi jagasin. Ja siis ma sain aru, et okei, nii see asi käibki, et võivad teha, mida nad tahavad. Teistest lugudest räägin hiljem. Tuleb välja, et sellistes teatud valdkondades Eestis on konnatiik on päris kehv asi. Ma praegu rohkem ei ütle midagi. Ja, me jõuame konnatiigini ka. Aga kohe, kui siin tead see Õhtulehe Sparta Kunn oli ära kirjutanud, kuidas tema asjast arvab, siis põhimõtteliselt kohe paari tunni pärast tuli ka siis Tiim Reinarti sportlaste kiri. Nii, siis seda siis jagas meil siin Delfi. 67 Tiim Reinarti sportlast ja lähedast avalikus pöördumises oleme nördinud, meiega pole käitutud alavääristavalt ega ebaeetiliselt. Et siis need samad inimesed tegid siis Delfile ühisavalduse, millest toonitati, et Eleri ja Peep Reinart pole kellegi suhtes käitunud alavääristavalt ja nii edasi. Avaldame selle muutmata kujul. Väga julge väide. Ja, väga julge väide. See on väga julge väide. Kas nad käisid kogu aeg järele kõigil või? Jah, kusjuures mõtlesin, ma ootan ära, aga kuna ma juba sekkusin, siis ma räägin selle loo ära, et inimestel on millegipärast nagu selles kontekstis praegu, mis nad teevad, on see, nad räägivad enda võib-olla täiesti valiitsest kogemusest ja laiendavad selle kõigile. Aga samal ajal filmi soovitus, suke film on, mis räägib ühest Budafieldi sektist, mille pealkiri on Holy Hell. Lihtsalt kokku kirjutanud Holy ja Hell. Ja seal oli sekti juht, siis põhimõtteliselt vägistas sekti liikmeid ja siis, kui osad sellest rääkima hakkasid, siis tuli ka ühispöördumine, aga see oli sektisisene ühispöördumine, ja seda endine sekti liige rääkis seda, et tema ka kirjutas, et et nagu see ei ole õige, meie juht ei teeks meiega niimoodi, ma võin kinnitada, et mitte kellelgi teisel ei ole sellist kogemust nagu sellel inimesel, seega on täiesti, sisuliselt, et on sellised süüdistused on jaburad. Ja selles samas doc-filmis, siis see sama inimene, kes selle kirja kirjutas, ütles, et ja ma kirjutasin selle kirja hoolimata sellest, et mind oldi ka vägistatud. Jah. Selles mõttes on ju hirmus praegu, et ikkagi Tiim Reinart on üks Eesti kõige võimsam tiim fitnessi alal ja ega need naisterahvad ja tüübid ka, kes seal tiimis on, need ikkagi mõtlevad ka selle peale, kuidas nende võistleja karjäär nagu edasi läheb, on ju, et just. Et tähendab, ma ei väida, et siin kellelgi oleks, ma loodan, et kõik 67 inimest, kes siia alla on kirjutanud, päriselt ei ole kogenud ühtegi negatiivset vaipu, aga päriselt ka selles mõttes, et ma ei arva, et tegu on mingite, ma ei tea millega. Kõik valetavad, ei, see on lihtsalt nagu see, et ma tõsiselt loodan ka seda, mida vähem on ohvreid, seda parem tegelikult, selles mõttes. Mul tekkis huvi pärast, muidugi, mul selles mõttes tekkis küsimus, et kes selle kirja algatas? Lihtsalt huvi pärast, et ma ei vihja millegile, aga mis tahaks teada, kas see kiri on kelle poolt algatud. Aga I read you, saan aru. 9. novembril 2025 ilmus Postimehes ja Delfis artikkel, kus anti teada EKFL-i poolt
tehtud ettepanekust Eleri ja Peep Reinartile määrata tähtajatu treeneri kutse peatamine. Artiklites tuuakse välja, et treenerid on rikkunud eetikakoodeksi nõudeid. Lisaks tuuakse välja, et õpilasi on ära kasutatud ja seksuaalselt ahistatud. Mainitakse, et treener peab olema eeskujuks sportlasele, harrastajale ja teistele treeneritele. Treeneri kutse peatamise otsus on vastu võetud kõigi EKFL-i juhatuse liikmete poolt, märkides, et liidu jaoks on oluline spordiala areng ja maine. Välja tuuakse, et kõik sportlased peavad olema treenerite poolt hoitud, juhendatud, professionaalselt treenitud. Delfi artiklis jagatakse kuvatõmmiseid Teisi Liivia poolt tänu sõnadega EKFL-i juhatuse aususe ja turvalisuse eest. Teadmata põhjustel ei võetud aga otsust tehes arvesse treenitavate ütluseid. Järgnev avaldus on kokku pandud avaliku pöördumisena tiim Reinarti sportlaste lähedaste poolt, inimeste poolt, kes on töötanud kõnealuste treeneritega aastast 2019 ning on endiselt osa sportlastiimist. Avalduses on täiendavalt kajastatud sportlaste lähedaste ütlused, kes on reising koos treenerite ja sportlastega välisvõistlustel, lapsevanemad, kes on treenerite käe alla usaldanud oma noored sportlased ning inimesed, kes täna enam aktiivselt sportlasena ei esine, kuid kinnitavad ja näevad endiselt väärtust treenerite panuse eest oma sportlasteekonnal. Fuck, mul tuleb Chase Streeti case ka tuleb ette kohe. Eler ja Peep on täna meil eeskujuks. Igaüks meist on hoitud, juhendatud ning professionaalselt treenitud, nagu EKFL oma avalduses seda taotleb. Lisaks eelnevale on tiimi treenerid meile kui sportlastele olemas nii võistlushooaja siseselt kui ka ettevalmistaval perioodil samamoodi võistlushooajast väljumisel. Treeneri kutse peatamine on kogu tiimile nördimust valmistav ning jääb ebaselgeks, kuidas saab nii ühekülgse avalduse alusel võtta vastu otsust, mis mõjutab niivõrd olulisel määral sportlaste sooritusvõimet. Seda eriti tulevase nädala algavate maailmameistrivõistluste eel, kui suur osa tiimist osaleb. Okei, ma pean ikkagi korraks peatuma. Ja siis küll. Tegelikult ma arvan, et oleks võinud ikkagi nagu natuke hiljem sellega tegeleda, et ikkagi nagu maailmameistrivõistlused ikkagi ära teha. Et mis asja kedagi seksuaalselt ahistati või? Kulge, lükkame järgmisesse nädalasse, meil hakkavad tegeleme sellega ja siis kui meil aga see on jälle see mis asja? see on crazy. Aga see on jälle minu küsimus see, et nagu, et ühekülgse avalduste alusel võtta vastu otsust. Kuidas päriselt nagu, mõelge nüüd kõik kaasa, kuidas see asi peaks siis toimuma? Nagu ma ennem selle Venno Loosaare nagu nalja tegin, eks ole, on ju, aga ma nagu küsin veel kord, et kui ühte või kahte või 9 inimest on ahistatud, aga 67 ei ole ja 67 inimest ütlevad, tegu on väga toredate inimestega, kes aitavad mind kogu aeg. Ma fucking ei kahtle ka selles. Nad on väga professionaalne tiim, ilma fucking naljata. Mis me siis teeme? Okei, 1-9 on ahistatud, aga siis on suva, sest 67 on hästi läinud. Kuidas te nagu näete seda ja seda see tiim samamoodi, kuidas me siis nagu näeme seda situatsiooni? Mis siis nüüd tegema peaks? Kas nad peaks tagasi keerama? Okei, 67 inimestega on hästi läinud. Ma ei saa nagu aru, kas 1 ei ole liiga palju? Minu küsimus on selles, 1 on ju liiga palju. Vaat, seal on nagu... Ma nüüd olen nagu kõige nagu reetpillitum, kui ma nagu suudan olla. Kui sul on, ütleme, sul on tiimis on 100 liiget ja 1 inimene ütleb, et mind on seksuaalselt ahistatud. Okei. See on suur asi. See on väga suur asi. Just. Aga seal on alati see variant, et kurat, et 1 ainus inimene nagu, et huvitav, et ja siis on nagu see, hakkad mõtlema isiklike suhete peale, mis seal juhtus, eks ole, et 1 inimene, aga sellega poolest see on nagu suur asi. Aga kui seal on inimesi juba näiteks mingi 2, siis on nagu see, et me räägime 1 treenerist, siis on nagu see, et oot. 2 tükki. Mitte 1, 2. Aga kui me läheme mida suuremaks selle numbriga nagu minnakse, siis on nagu see, et holy shit, meil on probleem. Et nagu see on nagu kohe nagu, ma ei tea, see peaks olema fucking glaring, see peaks olema suur valgus, mis paistab sulle fucking silma ja pimestab sind, et seal on mingi probleem. Ja see ongi nagu nii veider, et ei arvestada teiste ütluseid. Sa mõtled inimesi, kes ei olnud teadlikud, et selline asi eksisteerib, inimesed, kellel on nagu nende inimestega ainult head suhted, et siis nende ütlusi on vaja arvestada. No, ja nagu sa ütlesid, et ei, meil 67 inimest ütlesid, et nemad ei ole sellised asjast teadlikult, järelikult sind ei ole ahistatud, sa oled valesti aru saanud. Nagu, what? No, see on imelik, jah. Treenerit peetakse suureks eeskujuks, kes hoolitseb oma sportlase eest põhjalikult. Elleri puhul tuuakse välja erilist detailsus kõigest toitumisest, treeningutest, poseerimis ning kogu... Kuidas see puutub sellesse? See on täiesti crazy ja lõpuks ongi see, et Team Reinart on enda jaoks just kui teine pere. Me saame aru,
inimesed, keegi ei vaidle sellega, keegi ei ütle, et tiim, et nad on kehvad treenerid selles mõttes oma treenita, see, kuidas nad treenivad ja kuidas nad hoolitsevad inimeste eest selles mõttes. Saad aru, mis ma mõtlen või? Jaa, ei, see on nagu sildarudega, täpselt sama, et käitus oma lapsega ju, keegi ütleb, et ta käitus oma lapsega täiesti nagu, niimoodi ei käituta oma lapsega. Ta oli väga hea treener ja ilma temata ei oleks Kelly jõudnud mitte kuskile. Ja okei, aga ta niimoodi ei käituta oma lapsega, aga ta oli väga hea ja siis ongi nagu see, et nagu sa saad aru, et need kaks asja võivad olla üksteisest fucking eraldi, saad aru, et see on nagu uskumatu, jah. Peep Reenarti sportlased rõhutavad, et tegelevad alaga vabatahtlikud ning sõltuvussuhtest on asi kaugel. Mis jutt see on? Peepu kirjeldatakse järgnevalt, on olemas iga päev, igal kellaajal kõikide murede, see on red flag veits, et igal kellaajal ja kõikide muredega. JJ Streetis oli vaata jälle see, et nagu tüüp. Küsimuste ja probleemidega saab tema poole alati pöörduda. Jälle, kas keegi on selle nagu tõstatanud probleemiks? Jah. Ja nii edasi. Õpilased toonitavad, et nendega ei ole käitutud alavääristavalt ega alandavalt. Jah! Teiega ei ole! Tore! Väga hea! Väga hästi ju tegelikult. See oleks nagu, muidugi see oleks olnud võib-olla kontekstis nagu huvitav, kui oleks tulnud suur samasugune kaitsekiri ja siis on kirjutatud, ma ei tea, midagi sellist, et tema poole saab alati pöörduda ja õpilased toonitavad, et jaa, vahepeal paneb käe püksi, aga mul on pohhui. Et nagu midagi sellist, aga ei, selles mõttes ongi väga tore, vähem ohvrid, näed, aga meil on väidetavalt on ikkagi teisi ohvrid nagu on, et nagu see on probleem. Ja tegelikult nagu see ka, sportlased rõhutavad, et nad tegelevad alaga vabatahtlikud ning sõltuvussuhtest on asi kaugel. Motherfuckers, te ei tea, mis asi on sõltuvussuhe. Fuck you, shut the fuck up. Kõik, mul ei ole rohkem selle kohta mitte midagi öelda. Issand jumal, kui ta on su treener, siis nagu, ja sa tahad nagu selle alaga tegeleda, ta on su treener, ta on kõrgemal mõjupositsioonil ja seal on nagu sõltuvussuhe ka olemas, sellepärast, et sinu tulemus sõltub sinu treenerist. How fucking stupid can you be, et sa ütled, et seal ei ole sõltuvussuhet. On küll. Issand. Õpilased toonitavad nendega käitutud alavääristavalt ega alandavalt, vastupidelt tuuakse välja, et Peep on toetav ja paljudele eeskujuks. Teda nähakse kui motivaatorit, inspiratsiooni, kes on vajadusel alati olemas. Õpilased ei tunne, et treener oleks neid jätkuda oma muredega üksi. Treenerid poole saab pöörduda kõiksugusse muredega, teda peetakse lisaks treenerile ka väga heaks sõbraks. See on, ma ei tea, kas treener võiks su sõber olla, ma ei tea, see on siuke. Aga seal on jah, need piirid on väga sellised hägusad. Peep armastab seda sporti ja on nõus meeletult panustama, kui ta näeb talenti. Ja. Välja on toodud ka, et ta on olnud eluteel parim mentor ja toetaja. Jesus Christ, mis kuradi asi see on? Ei ole sektiga tegema. Kes see kirjutab? Who the fuck writes this? Ja, et endised õpilased avaldavad teie panuse eest südamest tänu ja rõhutavate professionaal. Me saame aru! esimesest lauses aru. See on see moment, vaata, see on for legal reasons, nagu juriidiliselt ma tahan siin välja tuua. Järgnev on nali, mis ma teen, aga see on niimoodi, et on juba kirja pandud, ta on olnud eluteel parim mentor ja toetaja ja siis kõrvalt Eleri küsib, et kuule, kas sa ei arva, et kui sa selle kirja niimoodi kirjutad, siis see läbi nähtav? jah, just. Aga see on hea nali, kui inimene ise päriselt on, saab aru, et see on nagu naljakas. Vaadake pöördumise metaandmeid, võib-olla ongi. Jah, võib-olla. Aga veel tuuakse välja, et Peep soovib südamest, et õpilastel läheks hästi ja tahab kõigil alati parimat. Okei. Ta teeb asja südamega ja on olemas õpilastel, aga siis, kui ettevalmistus pooleli jäetakse, Peep ei lähe ära. Lihtsalt ei lähe ära, vaata. Me ei jää vait ja me ei lähe ära. Tänusõnu on treenerile avaldanud ka õpilaste vanemad, kelle lastel on treener üle aidanud saada erinevatest eluraskastest näite anoreksiast. Jälle, keegi ei küsinud sellest. Me teame, ta on super treener, ta on motivaator, ta on holy grail, on pea ümber. Peep on imeline, päriselt ka. On. Kuidas see on seotud sellega, et tema süüdistused on saanud tõestatud ja on tehtud ka otsused selle tagajärjel? Jah, et see on nagu see, et
et nagu nagu me nüüd ütlesid, 2 asja saavad korraga tõesed olla. Inimene võib olla, et nagu see, et võtame, lähme äärmusesse, ütleme, et Reino tappis ära kellegi, see on süüdistus, ta tappis kellegi ära. Ja siis on see, et meie ei usu, et ta on kellegi ära tapnud, sest et ta on väga hea treener. Okay. Ja meid ei ole ta tapnud. Ja meie oleme kõik elus. See on nagu motherfucker. See tõestab, jah. What? Sportlased toovad ühiselt välja, et võistlusvälisel ajal käiakse koos laagrites ja muudel ühisüritustel. Ma ütlen, ta ei lähe ära lihtsalt. Kogu aeg on kõnniverel. Koos tehakse ühiselt tiimitrenne ja treenerite panuse õpilaste teekonnale ei piirdu, vaid treeningsalis oldus ajaga. Ma ei jõua seda lugeda, see on täiesti uskumatu. Aga neid kõik ütlusi ühendab üks austuse tänu Eleri ja Peebu panuse eest antud valdkonda, sellesse sporti. Kõne all olevate treenerite elutöösse, sportlasse, vabatahtliku panusesse ja otsusesse võistelda. Vaatamata esitatud väidete soovivad õpilased tänada südamelt Peepu ja Elerit senise panuse eest, sest nad on olemas 24/7 ja teevad oma tööd suure armastuse ja kirega. Reenati sportlaste õnnestumised on sama palju ka Eleri ja Peebu õnnestumised ja ebaõnnestumised, nende ebaõnnestumised. Ühtse tiimina kinnitame, et mitte keegi meist ei ole tundnud, märganud ega ka sportlastelt kuulnud kellega alavääristamist, ebavõrdset kohtlemist, ahistamist või mingil moel ebaeetilist käitumist. Ühtse tiimina seisame alati teineteise eest ning hoiame ühte visiooni. Eesmärki ning lugupidavat suhtumist teineteise vastu. Ahaa! Alati seisame teineteise eest. Ahaa! Ma mõtlen seda lugupidavat suhtumist teineteise vastu, kas see on lugupidav, kui osa tiimiliikmed on välja tulnud sihukese asjaga? Ma ei tea, kas see on lugupidav. Aga nendega on lugupidavalt olnud. Aga oleme nördinud, et treenerite panust ei ole täheldanud EKFL-i juhatus ning juhatus esimees Ergo Metsla mitte ainult panust Eesti fitnessi arengusse, vaid lisaks sellele ka iga sportlase isikliku teekonda, mille juhendajaks on olnud Eleri ja Peep Reenat. Millest fucking aru ei saada? Päriselt ka! Millest ei saada aru? Nad on teinud väga tubli tööd. No, me saame aru, kõik saavad aru sellest, aga kui seal on fucking jura on sees, sa ei saa, mis sa siis tegema peavad? No vaat ongi, nagu palun vabandust, aga sellises kontekstis võibki küsida, et tegelikult, aga osad inimesed ju niimoodi ka mõtlevad, sellepärast ma mäletan Venno Loosarega, ja huvitav, et see nagu teema tõstatab, aga Venno Loosarega oli samasugune argument kusjuures, et nagu sa enne ütlesid, et see on üks süüdistus, et ta on kordades rohkem inimestele rõõmu toonud. Et nagu see on nagu argument. Osad inimeste jaoks see ongi ja ma ei vaidle absoluutselt vastu, mis on nagu see, et ma arvan siiralt seda, et Venno Loosaar on toonud inimestele rohkem rõõmu, kui nagu, seda on küll väga raske kvantitatiivselt mõõta, on ju. Aga ma kujutan ette, et tema nagu see, ta on aastaid ja aastaid teinud rõõmu inimestele, et seda on nagu rohkem kui see halbasi, mis ta tegi. Aga me ei ignoreeri halbu asju selle pärast, vaid nendel on tagajärjed ka, eks ole, et nagu see on hästi huvitav mentaliteet, mis selle kirja lõpust välja tuleb. Et vaadake, mis on panus Eesti fitnessi. See kõik on väga hea, aga nad ei saa treeneritena jätkata, vähemalt praegusel hetkel, sellepärast, et nende nagu peakohal on nagu sellised süüdistused. Ja selles mõttes, et kui seda teemat üldse hakkasime käsitlema, siis ma mõtlesin, et see saab olla nagu neutraalselt selle teema puhul, aga nagu ei saa. Selles mõttes, et see viimane kiri või need, kui inimesed hakkavad kirjutama neid südantlõhestavaid tekste, kui head inimesed on, eks ole, siis kuidagi see lõhub ära nagu kogu selle... ma olen nõus, jah. Et siis ma juba nagu vihastan nagu nende inimeste peale, kes räägivad juttu, millest sa tegelikult ei tea nagu mitte midagi, et ei ole kunagi olnud mitte kellegagi, kus sa tead, või et kui nüüd peavad kõik treenerid kartma ja kuradi sellise Sparta tüüpi, eks ole, et sa... Ja. Et inet osi, ma ei tea, loodame, et see, vaatame, mis see edasi saab, nagu selles mõttes ma saan aru, advokaadid on juba palgatud ja siin läheb ilmselt madistamiseks selle teemal, aga ei tea. Aga hea nimi on praegu määritud treeneritele selles mõttes, et... Jah, seda nad ilmselt tunnevad ise ka ja see ongi nende kõige suurem probleem praegu. See on nende elutöö, aga jah, et kuna minu sõprus Facebooki sõbralist on siiski täis fitnessiste, siis ma ikkagi hetkel näen, et
et inimesed näitavad neile poolehoidu ja mul iga kord tekib küsimus, et kas seda poolehoidu näidatakse sellepärast, et nad on mõjuvõimsad, et jätkatakse seda, et me ei taha pigem tülli minna, sellepärast, et kui sa ikkagi lähed endaga tülli, siis see ei ole positiivne. Sa võid saada siukse pasaraha endale lihtsalt, et nagu praegu teisiga juhtus. Ja. Aga see ei ole ainult tülli minek, see on ikkagi midagi suuremat. Jah, aga nagu me ütlesime, siis meil on plaanis selle teemaga veel tegeleda edaspidi ka, et vaatame, kuhu see asi areneb. Hoiame silma peal. Aga ahistamisest rääkides veel, siis Delfi Sport kirjutab seda, et Mehis Viru soovis minna kohtusse, et tõde päevavalgele tuua. Nüüd teavad kõik, et aasta isal oli suhe ka alaealise treenitavaga. Hea pealkiri. Jep. Hea, et asi kohtusse läks, seal selgub, kes räägib tõde ja kes esitab vale süüdistusi. Rohkem ei olegi mul kommenteerida, sõnas kergejõustiku treener Mehis Viru eelmise aasta lõpus Delfi Spordile. Täiesti perses, kuidas see teda perses samustas tegelikult. Crazy. Nüüd on kohtuuksed kulutatud, selgus on majas, õpilasega sugu ühtele sundimises süüdistatav Viru taotles kokkulepet ning selle taga sai. Muu hulgas ilmnesid menetluse käigus tõendid, mille põhjal esitas prokurör talle süüdistuse seksuaalkuriteos ka noorema kui 18-aastase treenitava suhtes. Nii tõdeski prokuratuur, et Viru kuritarvitas seksuaalselt nii täiskasvanuid kui ka alaealisi. Kuigi Viru teatas, et ta pole ennast talle esitatud süüdistustes süüdi tunnistanud, siis vaatamata sellele, et kokkuleppe mineku järel oli selge, 2006. aastal Eesti aasta isaks valitud treeneril nimetatud suhted olid. Tunnistan oma vigu ja möönen, et ma poleks pidanud kogenud treenerina ja veel vanas eas hoiduma rumaluste tegemisest, täiesti perses, kuidas inimene sõnastab sellist asja, rumalus. Ja igasugustest lähisuhetest oma treenitatavatega märkis 62-aastane Viru, et suhted, millest teda süüdistasid, siiski aset leidsid. Samas veel 2023. aastal Postimehe veergudel Priit Pulleritsu antud intervjuus vandus Viru, et talle ei ole ühegi treenitavaga seksuaalsuhet olnud. Ei ole mitte kunagi, teatas Viru, kui tema käest küsiti, kas tal on kunagi olnud, kas ta on astunud treenitav sportlasega seksuaalvahekorda. Kohtusse õiglust nõudma läinud Viru sai kokkuleppe mineku järel 4 aasta pikkuse tingimise vangistuse ja 25-aastaste ja noortemate sportlaste treenimise keelu. Varasemalt on Viru talle määratud treenimise keelule vilistanud, kuid nüüd hakatakse seda ka kontrollima. Seekord selle karistusest üleastumisel ootaks kogenud juhendajaid minimaalselt kirjalik hoiatus, mis võib muutuda ka reaalseks vangistuseks. Nagu Viru tõdes, et kohtus selgub tõde, siis said sealgi kinnitust tema seksuaalsuhted treenitatavatega, kellest üks oli alaealine. Et jällegi päris siuke krõbe värk, aga ma saan aru ka sellest, et ega ei olda sellega ka rahul, et 4 aastat tingimisi, mida vittu on osade inimeste seisukohti ja nagu, see õiglustunne on inimestel erinev, et ma saan aru, sellest pahamilest. Inimesed tahaks, et inimesed läheks reaalselt vangi. Jap, aga rääkides nüüd sellega, millega Märt vahepeal tegelenud on, siis Märt pani siin Eesti meedia põlema ja kas sa ka mäletad täpselt, mis päeval sa selle video lassa panid? Kas on nädalaga kestnud praegu või on vähem isegi? Vähem kui nädal. 5 päeva tagasi. 5 päeva tagasi. Saad aru? Ja see tunne nagu see kuradi oleks kestnud juba, ma ei tea, kui kaua vaata see teema, et crazy. Ma postitasin video päev enne seda, kui see meediasse läks. Ahah, see on 4 päeva on siis toimunud. Ja. See oli järgmine päev tõstatus teema, ma mäletan, ma olin üksinda kodus, võtsin Discordi lahti ja siis minu kommuunis oli, et on artikkel ja siis tuli veel artikkel ja veel ja siis läks ja õhtuks oli siis lavakalt juba vastus ja see asi arenes tegelikult väga kiiresti. Aga räägi palun natukene kogu sellest situatsioonist, mis sul siis nagu ajas kopsule maksa? Lühidalt öeldes on niimoodi, et üks lavaka õpilane, 23-aastane ja siis Tiina Taraite, kes oli tema õppejõud, et põhimõtteliselt ilmus artikkel Anne ja Stiilis, kus kohas tuli välja seda, et nad teevad koos lavastust, Taraite ja siis Mattias Nurga.
see on siis see õpilane, teevad koos lavastust ja nad tahtsid nagu läbi method acting oma rollile läheneda ja Tiina Toraite kutsus, kuna tüki tegevus toimub hotellis, räägib tüki pealkiri on Murdja ehk siis Cougar ja tükk räägib vanematest naistest, kes magavad noortemate meestega ja tegevus toimub hotellis, siis ta mõtles, et method acting mõttes oleks pull, kui veedaks koos 2 ööd hotellis. Tegelikult nad veetsid 1. Ja siis ta kutsus oma õpilase hotelli. Ja Anne ja Stiil esitles seda kui, ühesõnaga Anne ja Stiili ajakirjanik ja toimetus absoluutselt ei pannud, nad ei saanud aru absoluutselt. See oli sisuturundusartikkel ka mul täiesti selgelt on selline mulje, on ju. Ja seal ei olnud ühtegi karmi küsimust ja siis mina leian seda, et õpilane ja õpetaja seal vahel on nagu väga selge nagu piir, et kui oleks 2 kolleegi olnud, et üks ei oleks õpetaja ja teine ei oleks õpilane, vaid on lihtsalt 2 näitlejat, üks ütleb, kuule, teeme method actingud, lähme hotelli, siis okei, fine, aga kui seda teeb õpetaja õpilasele, siis see rikub õpetaja kutseetikat. Ja siin on nüüd nagu selline moment, kui põhimõtteliselt see oli minu seisukoht, sellest ma nagu rääkisingi. Ja see sai ilge nagu tule, läks nagu kulutuli kogu see uudis ja selle käigus mina sain ikkagi väga palju kommentaare, mis ütlesid seda, et tegu on 12 inimesega, mis see teist inimeste asi on, mis on minu jaoks täiesti pohhu, et on 12 inimest, seal on õpetaja kutseetikat rikutud, see on mu point olnud algusest peale, see on see siiamaani ja osad inimesed keelduvad sellest aru saamast ja ma ütlen, see on otseses mõttes, nad keelduvad aru saamast, nad ei taha sellest aru saada. Ja see oli nagu kogu asi ja see asi päädis sellega, et lavaka juht ütles lihtsalt seda, et see oli viga ja et nad ei oleks tohtinud hotelli minna. Ja üks asi, mis mind häirib kogu selle asja juures on nagu see, et osad inimesed, 2 inimest praeguselt, ma ei ole kommentaare vaadanud, 2 inimest on mulle kirjutanud, et mida ta siis oleks pidanud ütlema. Ja see on minu arvates nii fundamentaalselt kohtlane küsimus, et kui lavaka juht oleks leidnud, et kõik on fine, siis lavaka juht oleks öelnud, et kõik on fine. Et kui akadeemilise institutsiooni juht peab ütlema, et see oli viga, siis järelikult seal oli tehtud viga, see, mida on vaja tunnistada. Et nagu kuidagi nagu jäetakse selline mulje, et survestatult nad ütlesid, nagu tunnistasid viga, mis on nagu pehmelt öeldes fucking absurdne seisukoht. Et lihtsalt ma olen nagu selles mõttes, ma olen nagu natukene nördinud, aga ma olen nördinud üldiselt tegelikult nagu sellepärast, et küll on sellised sotsiaalvaldkonna inimesed on nagu väga selgelt on aru saada, et me ei räägi sellest, et valdav enamus inimestest on nagu leiavad, et see on normaalne, kaugeltki mitte. Aga lihtsalt ma olen nagu nördinud, kui palju oli neid inimesi, kes ütlesid, et ei, et sükene asi on jumala fine. Üks inimene ütles mu kommentaariumis, et tema arvates ka siis, kui abiturient magab oma õpetajaga, et ka see on fine, kui nad on ise sellega nõus. Et hästi huvitavaid seisukohti on inimestel. Ma ei tea, ma ei oska nagu... See on minu lühikokkuvõte. Jah, Märt oli siis meil niisugune posterboy, nagu igal pool ükskõik, mille lahti tegid, eks ole, Delfi või Postimehe või kuradi Õhtulehe, et seal sa olid, on ju. Kas see niisugune... ei tea, üle mõne aja selline lendu läinud nagu videoaja, siis ütleme see tähelepanu hulk, mis sinu videoaja sina ise said, kuidagi oli ebamugav ka. Ikka väga, jah. Selles mõttes, et ma toon võrdluseks, mu käest küsis üks mu kommuuni liige, et millal sul viimati nagu selline tähelepanu oli ja ma ütlesin täiesti ausalt, et see oli Savisaare protsess. Ja Savisaare protsess oli ju tegelikult ikkagi selline tähelepanu, mis oli ikkagi laias lausus oluliselt suuremal mahul oli positiivne. Ja ma tundsin ennast siis täpselt samamoodi, hästi ebameeldiv oli. Ma mäletan seda, see on hästi veider tunne. Ma elasin Tartus, siis ma jalutasin poodi ja mul oli niisugune tunne, et kõik vahivad mind. Hästi veider. Ja kui see asi nagu meediasse läks, siis ma nagu, mul oli ühes küljes, mul oli hea meel, sellepärast, et minu arvates, ja ma siiani arvan seda, keegi ole mind ümber veenanud selles oma vihaste kommentaaridega. Ma leian, et see on asi, mis pidigi tulema avalikkuse ette läbi selle prisma, et nagu me tõstataks selle nagu punkti, et kuulge, et tegelikult siuke asi ei ole okei.
ja mul oli nagu, ma olin hästi väsinud, sellepärast et see on hästi nagu, stress on suur nagu selles mõttes, et sa tead, et täna lihtsalt räägitakse ja ma tean, kuskil räägitakse ja siis huvitav, kuhu see asi edasi läheb ja nii edasi, et see oli mentaalselt väsitav, aga nagu ma ei tea, see on see minu kui sisulooja nagu mõnes mõttes ma pean sellega nagu arvestama. Ja ma sain nagu aru ka sellest, et minu kui sisulooja kõige tüütum osa selle asja juures on see, et ma ennetan teatud argumente ja ma ennetan teatud vastuseid. Ja ma vastan videos nendel juba ette ära. Ja kõige tüütum asi on see, kui need argumendid tulevad ikkagi ja need küsimused tulevad ikkagi. Kuigi nendel on vastus olemas. Et praegusel hetkel ka üks inimene minu teise video all, mis on nüüd tegin kokkuvõtvama video, sellest veel esitab samu argumente, mille ma lükkasin ümber esimeses videos, teise video all juba. Et et sellepärast ütlen, osad inimesed lihtsalt ei tahagi aru saada ja see on lihtsalt nii, kuidas vist me oleme ehitatud. Märt Koik on kade, et ei saanud ise Tiina Raitega olla see asi, mis kogu aeg jookseb läbi kommentaariumites. Aga see on väga huvitav, vaata, kuidas ikka elu teeb vingerpussi, et nagu sa oled samas olukorras, kuhu sa tegelikult ise inimesi oled pannud päris tihti. Et selles mõttes, et inimesed kommenteerivad nüüd sinu mõtteid ja võivad sealt välja võtta mida iganes ja siis on niimoodi kahe käegu, et peaski mida perset, ma ei öelnud seda. See huvitav, circle of life. Et jah, et see on, kusjuures ma jäin selle kadeduse peale nagu mõtlema ka, et nagu see on nii, et kurat, see on nii lihtne asi, mida öelda, et nagu, sest et ma ju ei saa ümber lükata seda, et kas ma olen kade või ei ole, ma ju ei saa seda mitte kuidagi teha, kuidas ma tõestan, et ma ei ole kade, I can't do that, et siis ongi nagu see on nagu need ütlused, mida lihtsalt gotta let it slide, et ma võin öelda, ma siiralt, ma ei ole kade, asi ei ole kadetuses, ma võin öelda seda ka, kui mina oleksin 23-aastane ja mulle oleks öelnud minu õppejõud, et tule oleme koos hotellis, teeme method actingut, siis ma oleksin öelnud täiesti kindlalt jah sellele. Muidugi oleks. Mattias Nurga ei ole selles, kogu selles asjas, Mattias ei ole mitte midagi valesti teinud. Ja mul ongi Mattias Nurga tundis ennast natuke halvasti, et temast räägitakse nagu väikest lapsest, et ma olen täiskasvanud inimene ja ma teen ise oma otsuseid, fuck you. Jah, ja see on hästi veider, sest ma ei ole kunagi väitnud, et ta on väike laps. Ma nagu, minu seisukoht oli nagu see, et nagu sellises seisuses nagu ta on, kui ta on lavakas, eks ole, ja õppejõud tuleb, siis seal taga on surve. Et ta ikkagi nagu võimupositsioonil inimene küsib ja see ei ole nagu see, et kas sul on võimupositsioon või ei ole nagu see, nagu üks on õpetaja, teine on õpilane, et nagu probleem ei ole selles, et Mattias läks, probleem on selles, et õpetaja tegi sellise pakkumise ja see ongi see õpetaja, kui me räägime sellest õpetaja kutseetikast, siis tegelikult õpetaja kutseetikat on seda praegusel hetkel, nagu vist see aasta vist seda tahetakse nagu ühtlustada, on ju. Ma tean seda, et õpetaja eetika selles mustand dokumendis, mida nüüd tahetakse nagu rakendada, seal on kusjuures kirjas veel nagu täpselt on ilusasti välja toodud, et õpetaja peab vältima olukordi, mida võib tõlgendada kui isikliku kasu saamine näiteks. Ehk siis, aga õpetaja nagu kutses on see nagu vaikivad juba praegu ka sees, et asi ei ole selles, et mind süüdistati selles, et ma ütlen, et magas oma õpilasega, ma ei ole kunagi seda väitnud. Ma arvan, et nad ei maganud, ma nagu päris siiralt arvan. Sa ütlesid ka esimeses tegelikult videos seda, et sa arvad, et ei maganud. Jah, just. Aga point on nagu selles, et sellise küsitavuse tekkimine tähendab seda, et õpetaja on käitunud valesti. Ja mulle tundub, et see on üks aspekt, millest inimesed ei saa aru. Et õpetaja on sellises positsioonis, ta peab sisuliselt õpilast hoidma nagu sitta pilpa peal. Kui keegi väljast, kui tekib selline kahtlane tõlgendamisvõimalus, siis on juba nagu probleem ja sellepärast ongi, sa ei tee oma õpilasele sellist pakkumist ja nagu see oli ja see oligi probleem, aga sinna ümber on ehitatud igast huvitavaid asju juba. Ma saan aru, et sind süüdistati ikkagi selles ka, et nagu, et see, et sina selle küsimuse küsisid, sina oled nüüd nagu kuradi värdjas. Jah. Et kellegil teisel oleks selline küsimus elu sees pähegi tulnud? Seda ütles Jan Uuspõld.
minu video all ka, ta kommenteeris mu video alla ka, et see oli probleem, et ta andis nagu mõista, et nagu mina olin see, kes küsis, nagu mina olin üks nendest inimestest, kes küsis, mulle teadaolevalt on neid inimesi veel, ega enne seda, kui mina tegin oma video, enne seda oli juba Facebookis ka levis postitus, mis esitas nagu täpselt sama küsimuse ja seal all olid kommentaarid, kunstnike kommentaarid, mis olid ka nagu, et noh, see on nagu veits nagu kahtlane, veider artikkel, siin on kuradi fucking Maria Murumaa Mengel on ka, tõi nagu välja selle, et see on nagu veider on ju, et nagu see ei ole nagu vaakumis, mina üksi, et nagu mis mulje nagu üritatakse minu arust nagu natukene jätta, aga ma ei tea, mul on nagu selles mõttes ma ei tea, ei ole midagi teha, noh, selles mõttes, ja osadel inimestel käibki nagu närvidel, et ma kasutan argumendina seda, et noh, lavaka juht on nagu öelnud, no aga päriselt, lavaka juht ütles, et see oli viga, ja mina ütlesin, et see oli viga, ma nõustun lavaka nagu juhiga, et see oli viga, ma loodan, et nad teevad korrektuurid sellele vastavalt, ma ei saa aru, mida siin on veel edasi soiguda, ma ei saa sellest aru. Ringvaate puhul ma olen natukene pettunud selles mõttes, et kahjuks oli tehtud see intervjuu Ringvaates siis nagu osalistega, Mattiase ja Tiinaga siis selle enne tehtud, aga oli enne tehtud ja põhimõtteliselt ma ei ole ikkagi kuulnud laias laastus, siis tegin nagu sellist nagu päris, et nad istuvad seal ja siis küsitakse nende käest, et kuidas ja mis ja siis Tiina ütleb, et fuck, et ma ei mõelnud selle peale, minu viga täiesti, et või mida iganes, et anna nagu mõista, et okei, aga ja muidugi see on minu lemmik, et sind süüdistatakse selles mõttes ikkagi selles, et sina oled selle advertisimisega kuradi tugevasti seotud ja see oli ka olukorrast riigis, andis ka mõista, pluss veel, et nagu, et ja kusjuures täiesti perses on see. Palju sa said, mida? Raha selle advertisi eest. Vot, tuleb välja, ma olen kasulik idioot. Ja kõige pullim on see, ma hakkasin kirjutama oma teise videoskripti valmis. Ja kui ma hakkasin seda kirjutama, siis mul oli skriptis sees selline lause. Ma imestan, et ei ole spekuleeritud, et mina olen turunduse osa. Aga see hakkas sellel päeval, kus ma hakkasin nagu seda, noh, ma kirjutasin mitu päeva seda skripti, vaikselt jooksvalt jälgisin, mis räägitakse ja siis kõigepealt oli see suur see hate-line ära ja siis tuli see konspiratoorne nagu asi sinna otsa. Ja siis oligi nagu see, et okei, et noh, et ma pean nüüd selle lause välja võtma, sest et need spekulatsioonid on juba minu video all olemas nagu. Et see oli huvitav, et ja mul on nii kahju, sest et tegelikult see Delfi uudiste juht, kes ütles, et ta võib kihla vedada, et see oli turundus. Issand, jumal, oleks pidanud. Ma oleks võinud kellelegi teada anda, kuule, vead aga kihla, I'm gonna make you some money, sest et nagu tegelikult me tõepoolest mitte mingisugust raha, mitte midagi ei olnud. Nägin Anne Stiili artiklit ja leidsin, et see ei ole okei, ja tegin video. Tan, kõik. Kas Tiina Tauraite ja tema siis noor kaaslane Mattias Tass on sinuga ühendust võtnud? Ei ole. Okei. Ei ole. Aga ma ei eeldagi, et nad seda nagu teevad, neil nagu ei ole otsest põhjust nagu selle jaoks. Ma ei tea, mida see annaks juurde, mulle või neile. Nagu ma oleksin jumal avatud nagu seletama, kui nad mingist asjast aru ei saa, aga ma arvan, et nad saavad nagu aru. Sest et isiklikult, et minu seisukoht on see, mina leian, et Tiina Tauraite ei pea avalikult tunnistama, et ta on vea teinud, sellepärast, et Mart Koldits on nagu öelnud ise selle välja, et nad tunnistavad oma viga. Ja mõnes mõttes mul on isegi nagu selline seisukoht, et okei, ütleme niimoodi, et Mart Koldits ütleb, et see oli viga. Aga Tiina Tauraite ise arvab, et ei ole. That's fine. Okei, no siis on nii, no. Aga see on parem kui mitte midagi. Aga ja mul on nagu hästi kahju, sellepärast, et nüüd on üks asi, mis on nagu päris ja inimesed võivad mulle öelda, et see on tagantjärgi tarkus ja ma mõtlen selle välja ja ma valetan, aga üks asi on küll. Nagu ikka, enne kui ma hakkan skripti kirjutama, ma räägin oma abikaasale hästi palju oma mõtteid ja ütlen, mida mina asjast arvan ja siis ma pärast formuleerin need uuesti nagu tekstiks, ma mõtlen tihtipeale valjut läbi oma abikaasa. Ja oli üks mõte, mis ma ütlesin ja see on see, et ma saan empaatiliselt aru ja ma arvan seda, et mis seal tegelikult juhtus, oli see, et Tiina Tauraitel, kellele nagu arusaadavalt, kui sa vaatad intekaid, see materjal on tal hästi nagu oluline ja nagu tähtis ja see on arusaadav.
siis ma lihtsalt arvan seda, et loometuhinas lihtsalt igasugused eetilised piirid läksid meelest ära. Ja mul on nii kahju, ma seda videosse ei pannud, sest et see on sisuliselt täpselt see sama, mida ütles Mart Koldits. Et see oleks olnud idekas asi, mis videosse panna. Aga ma ei teinud seda, jah. Ma loometuhinast rääkisin küll, aga natuke teistmoodi. Nii et mida sa siis õppisid? Võtta igast asjast tuleb võtta siis nagu see, et mis sa siis nagu endaga kaasa võtsid sellest situatsioonist? See on väga hea küsimus. Ma võtsin kaasa nagu selle, et teen rohkem videosid sellisel teemadel. Boom! Money comes. Ma õppisin seda, et meil on ikkagi täiesti arvestatav kontingent inimesi, kes ei suuda dekonstrueerida mingisuguse sündmuse puhul erinevaid asju. See on samamoodi nagu täna selle Reinatite teema juures. Et see, et jälle, ta oli hea treener. Järelikult ta ei saanud teha sellist asja. Mis on, kuule, et ma ei oska nagu mitte kuidagi selgitada nagu paremini, aga ma ütlen ühe korra veel. Kui Tino Toraite läheb oma õpilasega hotelli, siis ainukene asi, mis seal valesti oli see, et õpetaja ei oleks tohtinud õpilasega niimoodi teha. See, et nad läksid koos hotelli, I don't care, päriselt, I don't give a shit, kui nad on 2 kolleegi, mul on suva. Et kõik need asjad, mis nad seal tegid ja kas nad tegid, see ei puutu üldse asjasse, aga probleem on ainult see, et neil on, nende positsioonid tegelikult ei luba sellist asja. Akadeemilises maailmas ei ole selline asi vastuvõetav. Ja see on see, millele ma tähelepanu juhtisin. Kõik muu on seal ümber savi, aga lihtsalt see on see väikene detail, mis on nagu korrast ära. Aga see on väga oluline detail, sest et tegu on kõrgkooliga ja kõrgkoolil on teatud eeskirjad, teatud eetikakoodeksid, millest on vaja kinni pidada ja millest on kokkuleppeliselt ka kinni pidanud. See on dokumentatsioonis ju kõik üleval. Et lihtsalt mul on hästi kahju, et osad inimesed ei taha või ei oska dekonstrueerida ja nad võtavad tervet kimpu koos. Kõige parem näide sellest on see, et inimesed, kes lugesid välja, et mul on Tauraite vastu isiklikult midagi, mis on nagu täiesti fucking out there, mis mõttes ei ole. Või siis on see, kui keegi ütleb, et ma ei tea, just kui ma ründan nagu naist ja what, mul on jumala suva, kes see oli, kes seda tegi. See, et see oli Tiina Toraite, see on konkreetselt lihtsalt kokkulangevus isiku ja väära teo vahel, et nagu see, ma ei tea. Ja mul ongi tunne, et mul tegelikult ei ole mõtet seda nagu seletada, et ma siiralt arvan, et osad inimesed tahagi sealt aru saada. See oli siis see, mida Märt õppis. Inimesed ei taha aru saada. Jah, vist küll, jah. Jaa, aga enne kui me tõmbame enda püksilukut kinni ja tõmbame udusid, siis üks hea positiivne asi ka selles mõttes, et Tabasalu Pihlakodu eakate vägistaja, kelle nimi on Mark Dadõdov, kes on 55-aastane härrasmees, kui nii võib öelda, siis 11 aastat. Ta läheb 11 aastaks kinni ja kohtumenetluses oli tõendid, et Dadõdov väärkohtles seksuaalselt eakaid hooldekodu kliente ning astus nendega suguühtesse. Dadõdov väitis kohtus, et need tegevused olid konsensuslikud, muidugi, mis sa ikka muud, kuid kohus lükkas selle ümber. See oli ainult Dadõdovi tahtlik otsus. Kohtu hinnangul oli see mehe väide vaid katse pisendada oma vastutust, nagu kõik üritavad oma vastutust pisendada. Aga Dadõdov ütles, et jah, et talle tõesti meeldisid üle 70-aastased naised, ja kohtuhinnangul meeldisid talle ka eriti eakad rasketes terviseseisundites naised, kes ei ole võimelised ei toimunust aru saama ega Dadõdovile vastupanu osutama. Ühte kannatanut väärkohtles meeshooldaja lausa 2 karistusseadusliku paragrahvi järgi ja 6 kannatanut olid vanemad kui 80-aastased. Et prokuratuur on ka varem vihjanud, et kuna paljud kannatatutest olid dementsed ega suutnud toimunut ise kirjeldada ning mõned ohvrid on nüüdseks surnud, siis täielik tõde jääbki osaliselt teadmata. Siiski oli võimalik koguda piisavalt tõendeid, et Mark Dadõdov vägistas hooldekodu elanikke ja läheb 11 aastaks kinni. See on tegelikult ikkagi hea uudis. Halb uudis on see, et kõik need asjad juhtusid, aga hea uudis on see, et alguses oli selline tunne, et nagu
midagi ei toimu ja nüüd Jah. nagu pummdi tuli. Pumm. aga noh, arusaadav on see, et Pihlakodu suhtes on ikkagi küll nagu küsimärk, et nagu what the fuck guys, how? Ma ei teagi, Pihlakodu ikka, ma eeldan, et töötab vist ja kas mitte isegi ei tõstnud veel hindasid oma turvakodu hindasid. Nojah, sest seal pakutakse fucking lisateenuseid. Ma ei tea, see on ikka täiesti kuradi sürreis, kui ma ei tea. Sür. Aga mis ei ole sür, on meie Patreon. See võib ikka väga sür koht olla tegelikult. No tegelikult on ikkagi üsna mitte sür koht. Aga jaa, patreon.com /Vohkarid. Minge sinna ja teate, mis me? Seal tuleb üks üllatus. Et teie saate sellest teada, kes on Patreonis, saavad sellest teada juba siin lähi päevadel, võib nii öelda. Nii et ma tegelikult soovitaksin. Ja see ei ole mingisugune FOMO advertising või mingi taoline. Ei, on küll, sest tegelikult see vastabki tõele ju. Jah. Et minge Patreon ja saate teada varsti ühest asjast. Just. Minge, soe soovitus. Aga seniks aitäh kõigile kuulajatele. Ja kui teil on küsimusi või etteheiteid, siis pange meili. Kui on väljaheiteid, saatke Andreasele. Võtan vastu. Aitäh teile ja tšau. Aitäh teile. Tšau.